ma ei ole ühtegi krossi korraldanud, mis oleks nagu jäänud miinusesse. Sõitja maksab raha, et olla tsirkusartist. Tegelikult meie Eesti rajad ja meie Eesti korraldus on nagu väga heal tasemel. Selle ettevõtmise eest te olete saanud ka Eestimaa uhkuse tiitli. Suht raske on jääda motokrossi korraldusega miinusesse. Sõitjatelt on võetud ära kogu teenistus, on ju, eriti privaterid, kannatajad on kogu need erasõitjad. Tuli Ranna Ruusna minu juurde ja ütles, et sellisele jamale tuleb lõpp peale teha. See 6-etapilise sarja mõte, ma arvan, et see on nagu väga huvitav. Tänapäeva noored ei ole enam väga nagu motospordi lembelised. Ei ole nii, et lähed sinna, et palk on nii ja ma tahan mingi juhtivat positsiooni. Mida sa lolli mängid? See on ikka täis saamatu. Mida rohkem on seal motokrossi selle TikToki tantsimise asemel, seda ägedam see motokross ka neile tundub. Me võime selle raja teha vahest nii heaks, kui tegelikult on nagu ülihea, aga alati leidub inimesi, kes nagu vinguvad. Tere, mina olen Erki Kahro ja te vaatate Lenksud kokku podcasti. Kui teile saade meeldis, siis nagu ikka, pange like ja subscribe ja olge kursis kõigega, mis motomaailmas põnevat. Tere, head Lenksud kokku podcasti kuulajad, vaatajad. 2/3 suvest on märkamatult mööda saanud. Saatest oleme saanud ja olete teie saanud natukene puhata. Aga muidu on tegelikult suvi olnud väga tihe ja korralik andmine käinud krossimaastikul ja spordimaastikul üleüldse. Nüüd oleme teie eest tagasi ja uues episoodis on külas paljudele krossimeestele ammu tuntud mees pika krossi ja motospordi ajalooga. Erki teeb võib-olla väikse sissejuhatuse, tutvustab lähemalt, kes meil täna stuudios on. Ja, et tere tulemast Martin kõigepealt. Tervist Eesti motospordi fännidele ja kogukonnale ja võistlejatele ja kõigile. Alustame võib-olla sellest, et Martin on olnud mees, kes on motokrossis täitnud põhimõtteliselt kõike rolle, et meie eesmärk teda kutsudes oligi avada sellist laiemat pilti ja võib-olla mitte rääkida motokrossist ainult sõitja perspektiivist, et Martin, sa oled olnud ise sõitja, sa oled olnud Tanel Leokil nii-öelda parem käsi võistlustel, sa oled olnud korraldaja, treener, motokrossi tööstus Parts Europe'i, sa oled agent Baltikumis, sa oled EMF-is Team Estonia manager, eks rahvuskoondise manager ja lisaks EMF-i nõukogu liige, et nimekiri on pikk, et. Ja, ma tegelikult nagu kiirelt või kokkuvõttes mõne lause või mõne minutiga, siis minu nagu see tee motosporti sai alguse 1994. Ma elasin ühes trepikojas Peeter Kovali, ehk kes oli Peeter Koval juunior ja Jaanus Koval isa. Ja siis nad käisid pidevalt Nõmmes trennis, Olsteri Nõmmes ja siis ma nagu, kuna me koos mängisime üheealised, siis ma käisin kaasas vaatamas. Aga sinul ütleme perekonna poolt siis motokrossi? Ei, nagu null motospordi tausta, et kogu mu põhimõtteliselt pere tausta on olnud jahindus. Okei, see on põnev. Juhatasid oma suguvõsa motokrossi maailmas sisse? Jah, see oli täiesti uus, et ma siiamaani käin palju jahil ja mul meeldib rahvusvaheliselt käia erinevates riikides jahil ja selles mõttes küll see on kindlasti teema, mida täna väga avalikult enam rääkida ei tohi. Aga ja siis ma 94 alustasin, ma siis ütlesin isale, et kuule, ma tahaks ka siklit ja siis üks päev öeldi, et kuule, sikkel on olemas. Ja siis Peeter Koval oli siis see, kes mind motospordi juurde tõi, kes mulle esimesed sammud õpetas, kuidas sõita, kuidas sealt edasi minna ja siis 96 aasta või 95 aasta lõpp, siis me tutvusime nagu Arvo Leokiga, Tanel Leoki isaga, kes siis hakkas nagu mind nagu rohkem edasi aitama. Okei, et te käisite siis põhimõtteliselt Taneli ja ta isaga koos trennis? Ja hästi palju olin nagu suveti Taneli juures ja seal nagu treenisin, õppisin, sain nagu siis nii-öelda esimesed nagu siis reaalsed nagu õpetussuunad, kuidas sõita ja nägin Aavot sõitmas ja kõik see nagu kontakt nagu Leokitega oli väga tugev ja sealt tuli nagu väga palju kaasa. Ja nii ta edasi läks, et selles suhtes mingi 95-96 ma tegin juba esimesed rahvusvahelised võistlused, nagu kõik nagu sina oled teinud ja siin Martin Varrend on rääkinud, need nii-öelda suured, need nii-öelda mitteametlikud noorte nädalavahetused, kus tegelikult nagu öeldi nagu World Cup on, et kus on ETS ja kõik on meil läbi käinud, et sõitsin neid juba ja siis mingi hetk mul tulid nagu suhteliselt nagu siuksed tugevad traumad, ma 96 nagu murdsin puusaliiges ära, puus oli 5 senti, nagu siis jalg oli 5 senti puusast väljas, et suht noores eas hästi rasked traumad, nagu õlaliigese murdumine, aga see kõik tuli tegelikult sellest, et mul nagu isal ei olnud nagu väga suurt nagu tausta motosport, ei olnud üldse tausta. Käisid küll treenerite juures, aga ikkagi tahtsid liiga palju ja kogemusi oli liiga vähe. Isale ütleme suur respekt, et ta tuli nagu nullist motokrossi maailma, kas ta siklit üldse ehitada oskas või kuidas ta hakkama saita? Ta on selles mõttes kuldsete kätega vend, et ta eluaeg igast autos ja sikleid ehitanud ja igast ärisid teinud erinevaid asju, et ta nagu õppis selle ruttu ära. Et ta pigem on see nagu Tim the Toolman, et täna ka, et selles mõttes, et ta
et põhimõtteliselt nagu asju väga garantiisse ei saada, et üritab ise korda teha, vaata. Ja see on mingi vana mentaliteet ka, ma tean oma papsist samamoodi, et ühtegi asja ära, siis ta võib olla nii lihtne asi, et see on paar eurot, maksab poes. Käsi üles ei tõsta, et sellega ma hakkama ei saa. Et see võtab mitu tundi, aga ta ei lähe poodi. Ja siis 2005 oli mu viimane nagu täispikk hooaeg Open klassis või nagu tollel hetkel oli mehed 500 siis. Siis enne viimast etappi ma olin 3. kohal Estikatel, aga siis ma kuidagi suutsin seal maha mängida ühe kukkumisega ja jäin 4. paari punktiga. Kes eespool olid, mäletad? Eesti meistriks tuli Jaanus Koval, teiseks tuli Georg Allikas ja 3. oli Eigo Lauren. Tollel hetkel tundus nagu Eigo Lauren, kurat küll, et nagu nii vana mees, et ma sain nagu Eigo käest tuppa. Ma hakkasin Eigo sünniaastat vaatama nagu ja enda sünniaastat, siis nagu tollel hetkel oli ta jumala noor mees alles, polnud 30-ki veel. Et selles suhtes, aga ja siis Tanel Jook ütles mulle, kuna ma olin väga head sõbrad Taneliga, koos kasvanud, koos trenni teinud. Siis kuule, mida sa seal Eestis sõidad, et tule mulle appi. Et mul oleks abi vaja siin Euroopas, et aitab mul nagu autoga sõita ja trennis käia ja siklit ette valmistada. Ja siis ma mõtlesin mingi mõned kuud ja siis ma otsustasin, et mis mul kaotada on, et see, et kas ma olen Eestis 2., 3., 4., 5, ega see nagu ilmselgelt sponsorid väga juurde ei anna ja niisugune nagu Euroopa tase või maailma tase on nagu minust ikkagi niivõrd kaugel, et sinna nagu ma poleks küündinud, ja siis ma mõtlesingi, et pigem nagu minna sisse industrisse ja kuna mul lapssaadik see industri meeldinud ja kogu see motospordimaailm, siis see andis mulle väga palju kontakte ja nagu nii-öelda avas nagu silmi, mis nagu toimub nagu tiimides, välismaailmas, kuidas inimesed suhtlevad, kuidas nagu käituvad, hästi lihtsad asjad nagu. Et tegelikult nagu mulle tundub, et täna enamus, nagu mitte enamus, aga päris paljud nagu noored motosportlased võib-olla nagu ei jälgi seda või alahindavad tegelikult seda nagu seda suhtlust ja kommunikatsiooni. Tegelikult on see ülitähtis, kuidas sa käitud, mis mulje sa endast jätad, mida sa ütled, on ju, kas või lihtsad asjad, et näiteks viimane kord olime Norras Skandinaavia mootorratsa föderatsioonide kohtumisel ja pikk laud 30 inimest. Et keegi lauda ei istu, kõik ootasid nii-öelda siis seda FIM-i presidenti, kuni tema tuleb. Aga lihtsalt hea näide, et sa pead mingeid asju nagu tunnetama, et kuna sobib midagi teha ja kuna see ei sobi, et üsna tihti ma näen, et inimesed nagu võib-olla ütlevad vahest liiga palju, mida nagu oleks vaja natukene nagu keele taga hoida, et võib hiljem tuua nagu probleeme. Aga ja sealt siis nii-öelda ma sain nagu esimesed kontaktid ja 2006 ma tulin Eestisse tagasi, 2006 lõpus siis ma hakkasin esimesed, tänu Ülo Raudsepp andis mulle nagu kontakti, et kuule, meil on treenerit vaja noortele, ma ei tea, siis äkki sina olid või Martin Varrand oli seal ja seal oli veel Kevin Tidvig ja hästi palju selliseid noori Tallinna poisse ja üle Eesti, Andro Luspo ja siis me olime mina, Toomas Triisa ja Aavoliok olime treenerid seal kolmekesi ja sealt sain nagu pihtas, ma sain kontakti Veiko Peenega. Veiko Peene siis nii-öelda aitas mind või nii-öelda kutsus mind föderatsiooni appi seal mingit trenne tegema ja lipumeheks, hästi lihtsad asju. Korra veel tulen selle Tanel Jooki teema juurde tagasi ka, et kõik, kes on Taneli raamatut lugenud, teavad ka sealt seda lõiku, on ju, ja et kindlasti mida paljud ütleme, kes kardinad ei näe, et mis üldse sinu ülesanded Tanel olid. Tanel on ise palju nagu rääkinud ennast podcasti, et ta oleks võinud rohkem oma karjääri vältel luua enda ümber seda personali, on ju, oma meeskonda. Et mis sina nagu, kuidas sa teda aitasid ja mis sa seal tegid, et see kindlasti rahvast nagu huvitaks? Tegelikult Tanel ütles väga õieti ja see, kui mina sinna läksin, siis ta oli täiesti üksina. Ta läks 2002 aasta 15-aastasena nii-öelda Euroopasse. Ma hetkel loen just raamatut Mark de Ruberist, Mark de Ruberi elulugu. Ülipõnev raamat, kellel võimalik on tellige lugege. Ta on küll kahjuks inglise keeles ainult. Aga tegelikult nagu seal olles ma nägin, et enamus atleetidel tegelikult olid ümber nii-öelda tiim, inimesed, kes neid aitavad, nagu perekonnad. Enamus Hollandi, Belgia, Saksa sõitjatel ema-isa lähevad isegi kaasa, sõbrad on kaasas, aitavad. Ja nad ei pea kodust eemal elama. Aga Tanel oli nii kaugel, ta läks täiesti üksi, 15 aastat, ta pidi ise pesu pesema, ta pidi ise endale süüa tegema. Et kui pärast tagantjärgi Taneliga omavahel rahast rääkides, kuulates, kuidas seal nagu omavahel hakkas seal, nagu oli ju siis Ben Downley ja Tyler Ratteriga koos. See Dream Team. Ja see Dream Team, aga ega see alati nii Dream ka ei olnud. Üks mees paneb pesumasina tööle mingi kõige pikema režiimiga, et teine mees saaks oma riided ära pesta. Või nagu Antonio tegi Roman Jeleniga, et kui Jelen pani oma riided pessu, siis Antonio keeras 80 kraadi peale pesumasina, et püksid tõmbaks nagu kokku, et siis järgmine päev trenni minek on, siis ta ei saa pükse jalga vaadata, tiimi boss vaatab, et mida sa lolli mängid, see on ikka täis saamatu, aga samal ajal Antonio teeb juba kiired ringe. Et selles mõttes siuke ruineerimine käis ikka selle kõva nagu. Et ma küll ei olnud selles mõttes, ma ei näinud iga päev seda, aga see background, mis nagu täna tuleb sealt industrist ja Taneliga rääkides. Ja siis 2005 siis lõpuks Tanel nagu vist nagu tundis ka, et tegelikult oleks abi vaja. Ja ma sain nagu aru tollel hetkel nagu Jan de Groot, kes oli Taneli tiimi boss, siis Jan tegelikult ütles mulle ka, et Tanelil on nagu inimesi kõrvale vaja rohkem, et nad nägid, et see aitaks teda edasi.
Jan oli selles mõttes Tanelile ülioluline nagu isikkarjääris, eks ju, et kui ma toon näiteid võib-olla maailmast ja Euroopast, et kui me vaatame neid sõitjaid, kes on suutnud nagu tippu domineerida, võtame me Tanži või võtame me Cairoli, on ju, siis mõlemal suured isiksused on tiimimänedžerid, kes on võtnud neid nii-öelda nagu oma poegadeks põhimõtteliselt, on Claudio De Carli on eluaeg olnud Cairoli kõrval, on ju, samamoodi De Koster võttis Tanži juba ülinoorelt, on ju, ja nad oskavadki neid suunata, et keda sul on vaja, võib-olla võtta üks mees juurde endale personali, nad on ise selle karjääri nagu läbi teinud ja nad oskavad suunata, on ju, et see põhimõtteliselt, et ta sind võtaks, seda soovitaski talle siis Jan Tergot. Ma ei tea, kui vaevalt, kas nüüd Jan ütles, et sa pead nüüd Martini võtma, aga ma sain nagu aru, et Jan andis nagu ka Tanelile suunda, et sa pead endale nagu tiimi looma, on ju. Et sa oled ikkagi nagu top atleet, on ju, sa oled tehase tiimis, et sul peab olema see nagu enda see tiim, kes sind aitab, et sa ei saa üksi, prille teha, kiivrit teha, kui ma Taneli juures olin 2005 aasta lõppu, ma ütlen, tegid selle Rimori ülemise kapi lahti, vaata, ta andis, kuule, anna mulle see prillid, vaata, sealt tuli siis terve hunnik nagu neid porise Pro-Gripi kille prille alla, ehk et ta selles mõttes, et lihtsalt puhtfüüsilisest sa ei jõudnudki kõiki asju üksi teha. Ei jõuagi, ja siis ma võtsingi need kapid ette, tegin selle Rimori otsast lõpuni puhtaks, tal on ju, sorteerisin ära, on ju, vanad kiled sinna, uued kiled siia, on ju, prillid siia, asjad, et kõik sellised asjad, et tegelikult seda abi on sul atleedil vaja, pärast sõitu sa tahad ju lihtsalt puhata, sul on vaja oma söögid, asjad, need väntamised, sul on nagu nii palju neid asju, mida sa pead tegelikult, et olla see nagu see top gun nii-öelda selles järgmises sõidus. No absoluutselt MM-il sul on reisimine, sul on treenimine ja võistlused, see on kogu hooaeg, seal on kõvasti üle 10 etappi, on ju, sa ei jõuagi siukseid asju ise teha. Aga võtame Tanelina, ta oli üksi põhimõtteliselt seal kogu see 2005 hooaeg ja varem ka, 2005 ta oli tehase sõita juba Kawasakis, ta läks üksi oma Rimoriga, sõitis siis, ma ei tea, Hispaanias näiteks ja tagasi on jälle, et see võtab aega ja taastumine. Kui teistel atleetidel, Ramonil või De Hooveril, nendel oli ema-isa sõitis Rimoriga sinna või vend sõitis sinna ja ise tuli lennukiga näiteks. Ehk et selles mõttes müts maha, kuidas tegelikult ikkagi nagu et tegelikult nagu megapinge, mis Tanelil nagu kohati nagu oli, on ju, ja et ta sellega nagu kõige hakkama sai. Me oleme harjunud kannatama ja läbi tule ja vee minema. Aga siis me nagu selles mõttes, eks Tanelil endale ka ma arvan meeldis, meil oli väga nagu hea klapp just see 2005 aasta lõpp, 2006 algus, kõik see Hispaania laager ja tegelikult ta tegi kohe jube head tulemused esimestel MM-idel, kuigi ta sai vigastuse treeningul enne Solderi etappi, millest ta ka siin saates rääkis. Aga iseenesest meil nagu koostöö sujus väga hästi. Okei. No nüüd on see Taneli pilt selge, et võime edasi minna põhimõtteliselt, siis edasi tuli treeneritöö korraldamine, EMF, et Veiko Peenega tutvusest rääkisid, kuidas sealt asi edasi minema hakkas? Veiko Peen lihtsalt ütles, et kuule Martin, et mul oleks Tallinnas, et oleks nagu EMF-i alt vaja, et teeks nagu õhtuseid treeninguid. Toodel hetkel veel ei olnud nagu meil treenerid nagu täna ütleme, meil on Eestis jube palju motokrossi treenerid juba, üldse motospordi treenereid, et või koolitajad, ütleme, et treeneriks saab nimetada siis, kui sul on nagu paberid ja siis ma nagu alustasin niisuguste õhtuste koolitustega, seal mingi Mäherajad ja Iru ja Saku ja seal nii-öelda kogu see teie generatsioon on. Mina olin siis tollel hetkel, mis ma olin mingi just 20 saanud, teie olite siis sellised sõid, ma ei tea, 13 või 12, 85 ja 65, et siis ma tegin neid õhtusi, neid treeninguid ja siis mingi hetk nagu Veiko ütles, kuule Estikatele krossid oleks ka abi vaja, et kas oleksid nõus nagu lipumeheks tulema, et sinist lippu näitama ja bännerid üles panema, et hästi lihtsad asju. Et ma ei olnud nagu üldse minu esimene küsimus ei olnud see, et palju sa maksad mulle, mida ma täna nagu ise krossi korraldajana üsna tihti näen, vaid pigem mul oli see, et ma tahtsin nagu teemas sees olla, ma tahtsin industris olla, ma tahtsin aidata ja mulle meeldis nagu olla sees, et ja siis ma paningi neid bännereid ja näitasin sinist lippu ja kui vahel näitasin kollast lippu ja siis tegin Eino Aavasalu juures, tegin endale peakohtuniku paberid, olin peakohtunik on ju võistlustel, mitte küll Estikatel, aga väiksematel noortevõistlustel asjadel. Ja sealt ma niimoodi nagu järjest step by step läksin, et siis mingi hetk nagu pakuti EMF-ist tuli noorte spordikoordinaatorit otsiti, siis ma kandideerisin sinna, siis sain nagu selle koha endale. Et põhimõtteliselt algul oli vaja ikkagi osa nii-öelda musta tööd ära teha, et ei ole nii, et lähed sinna, ütleb palk on nii ja ma tahan mingi juhtivat positsiooni. Jalg ukse vahele ja sellist hard working mentalitit. No vähemalt minu enda puhul sükst asja ei ole, mulle meeldib nagu käia nagu erinevad astmed läbi ja näha. Ja täna ma olen käinud nagu motospordis nagu, ma arvan, ma võin öelda, et kõik nagu astmed läbi. Aga üha rohkem nagu tundub, et üha vähem on meil nagu noori, kes tahaks nagu alustada lipumehena ja õppida need nagu põhiasjad endale selgeks. Ütleme, edasi läks sealt juba see EMF-is töö ka hooga, et räägime, see korraldaja samamoodi olnud on ju, et võib-olla nagu kõige suurem asi, mis sa teinud oled ja mis kohe alguses välja tuua, on Tanel Lõõka sõbrad on ju. Et see üritus oli suur, see oli heategevuslik üritus, ikkagi märgatavad summad, mida suutsid heategevusse panustada koos Tanel Lõõkiga on ju, et seal oli ju, põhimõtteliselt Tanel oli sellel tippsõit ja sinu roll oli ikkagi kogu see asi korraldada. Me alustasime 2009 ja Tanel oli siis De Carli Yamaha tehase sõitja ja me olime suvel, ma olin Tanelil külas. Lihtsalt läksin mingi 8 nädalaks Tanelile külla.
ja siis me käisime samal ajal, just oli kolmapäevane päev, oli Everts and Friends ja siis ma ütlesin Tanel, kuule jube äge asi näiski, et peaks Eestis ka tegema ja siis kogu see tee tagasi, mis me siis sõitsime sealt tema juurde koju mingi 3 tundi, siis me nagu panime detaile nagu paika, et kuidas teha ja kas teha ja siis ma mingi järgmine nädal lendasin Eestisse, hakkasin kohe uurima, et kus saaks võimalikult väikeste kuludega teha, siis mäletan, lipumeestele me palka ei maksnud, siis lipumeestega me leppisime kokku, et me anname teile Red Bulli, Red Bull tuli siis nagu joogiga taha meile, kuna Tanel oli ka Red Bulli atleet, et siis ka mingi kohtunikega saime, et okei, näi heategevusvärk, et meil nagu me ei tea, kuidas läheb, et siis saime ka kohtunikega, et kellele andsime seal Red Bulli, kellele andsime mingid, ma ei tea, õhtusöögikaardi ja noh, oli ka teenus, mida me pidime muidugi maksma, aga Kose motoklubi tuli väga vastu ehk Eero Leedmaa, kes andis meile raja, kes ei tahtnud nagu raja renti, kes ei võtnud koppade eest mingit kulu ega midagi, ja see lõpuks see üritus tuli niimoodi välja meil, kui see õhtusse jõudis ja oksjoni asjad olid tehtud, et meil jäi siis kogu, kui me võtsime nagu kõik korralduskulud maha, siis meil jäi nagu puhast raha järgi, kas oli krooni aeg, ma võin praegu eksida, kas oli 150 000 krooni või? Minu arust me andsime 150 000 krooni, see oli 2011 tuli euro, see oli suur summa, 150 000 krooni, sellest rahast sai poest uue auto pärast. Et siis selle raha me andsime heategevuseks ja see organisatsioon, kellele me andsime siis nagu liikumispuudega inimeste liit ja see oli suunatud siis kuni 14 aastast või kuni 16 aastastele noortele, kes on õnnetuse tagajärjel saanud liikumispuude. Nende taastusravi toetamine. Ja kui me alguses rääkisime selle liiduga, siis nad olid nagu suht skeptilised. Tollel hetkel mul vanaema oli siis Eesti puuetega inimeste koja nagu esinaine ja siis ta viis mind nendega kokku ja nad olid nagu väga skeptilised. Aga milles osas nagu, et kas sealt üldse saab raha? Et noored poisid, et te teete midagi, et okei, toote meile 1000 krooni, et hea küll, vaata. Et tehke, kasutage meie logo, aga nad nagu väga nagu see ei olnud nagu impressed, et selles mõttes logo on siin ja davai, et teeme ühist meediat. Ja siis, kui ma teavitasin neil järgmine päev, nad olid küll võistlusel kohal ka, vaata. Ja kui ma järgmine päev ütlesin, kuule, et see summa on hetkekalkulatsioonide peal 150 000 krooni, no nad olid ikka nagu telefoni otsas, nagu oli nagu korraks lõi tummaks, nad ei ole mitte kunagi nii suurt toetust saanud. Isegi need vist aasta lõikes isegi riigi toetusi on tollel hetkel nagu nii suur neile. Ja siis nende see president Ants Leemets, kes oli Riigikogu liige, nad kõik olid nagu väga-väga üllatunud ja siis me tegime seda 5 aastat. Selle ettevõtmise eest te olete saanud ka Eestimaa uhkuse tiitli, ma tean, et seda saime ka, jah. See on korralik panus ikkagi. Et kokku kui me nüüd eurodesse võtta, siis me 5 aastaga annetasime 68 500 eurot. See on ikka märgiline summa, aga räägimegi see korralduse poolest, et okei, sellel üritusel oli see heategevuse noot juurest, võib-olla selles mõttes korraldus on natuke lihtsam, et võib-olla inimesed tulid, nagu sa ütlesid, raja antakse tasuta rendile, aidatakse koppadega, aga kui sa võtad nagu, ütleme, et sa oleksid tavalise krossi korraldaja või estikate korraldaja, et mis see kõige suurem väljakutse nagu korraldajana on, ja kui suur võimalus on, et sa teed selle krossi ja nagu sa ikkagi teenid sellega ja see on nagu mõistlik tegevus sulle äriliselt? Ma olen krossi korraldanud aastast 2009 siis on ju, põhimõtteliselt. Ja kuni tänase päevani, täna ma nagu viimased, krossid, kuna ma olin Viljandi motoklubi eestvedaja, siis Viljandis Olstri Nõmmel, siis ütleme selle nende, mis ta on siis kokku, mingi 15 aastat. Põhimõtteliselt ma ei ole ühtegi krossi korraldanud, mis oleks nagu jäänud miinusesse. Välja arvatud eelmine aasta Olstri kross jäi tõesti meil miinusesse, kuna lihtsalt ilmafaktor oli nii suur, et nagu lihtsalt hommiku öös hakkas niimoodi vihma sadama, et paljud inimesed keerasid nagu tee pealt tagasi ja lihtsalt sõitjad ei tulnud kohale. Kui meil oli nimekirjas 127 sõitjat teiseks päevaks, siis kohale tuli 47. On asju, mille vastu sa ei saa. Aga me tegime selle päeva lõpuni, me kannatasime miinust, ma ei mäleta, mingi 2000 euro tuuri on ju. Aga üldiselt ma ütlen, et nagu suht raske on jääda motokrossi korraldusega miinusesse. Muidugi on võimalik jääda, kui sa ise absoluutselt mitte midagi ei tee. Kui sa ei otsi endale sponsoreid juurde, kui sa ei otsi partnereid, kui sa ei suhtle sõitjatega, kui sa ei tee meediat, siis ilmselgelt sa jääd. Aga kui sa natuke vaeva ei näed, siis on võimalik ikkagi tegelikult see nagu plussiga ära teha niimoodi, et sa saad oma klubile raha teenida, et klubi sõitjat toetada või järgmine aasta paremat võistlust teha jälle. See jutt, et see raha ei teeni ja see on raha auku tagumine, tegelikult see, nagu me kõik teame, kui on selle jaoks kõige jaoks on vaja meeskonda ja järelikult saad ise jätnud midagi ka kuskilt tegemata, et saaks paremini. Ilmselgelt, kui ma võtan nagu kokku, mis ma täna teen, on ju, siis see, kui ma nagu sponsoreerin sõitjaid ja klubisid täna ja korraldan, et ühtepidi võib-olla jah, kui suures pildis ja kui nagu papa, kes nagu poisiga tegeleb, on see nagu kõva raha kuskil auku tagumine, aga teistpidi laps on tänaval teemal, teeb sporti või kolmandat pidi korraldajana, sa paned küll sinna raha, investeerid rajasse ja kõigesse infrasse asjadesse, et sa võib-olla nagu, sa ei jää seda
kui sa paned selle tunnid nagu arvestad rahasse ja kõik oma töö, siis sa ei teeni seda, aga fakt on see, et mingi lifestyle meil ju kõigil peab olema, me tahame midagi teha, ja kui sa teed asja armastusega. See on investeering millessegi, mis sulle korda läheb. Kas sa investeerid oma lastesse, oma klubisse, iseendasse, oma kogukonda, oma piirkonda, et et kõiki asju ei saa nagu arvestada rahasse, et selles suhtes. Ja kindlasti see on ka kogemusega tuleb kogu see eelarve ja planeerimise teema, et niimoodi huupi hakata midagi paugutama, siis ongi keeruline enda numbreid kokku lüüa. Ma arvan, et see energiapanus on seal ka, et kui palju sa reaalselt oma energiat kas või asjaajamisse nagu paned, on ju, et nagu sa ütlesid, sõitjatega suhtlemine, toetada suhtlemine, et seda tihtipeale võib, et okei, ma lükkan oma traktoriga selle raja ära teen, on ju, aga see suhtlus on võib-olla see kõige olulisem asi, mingi võrgustiku loomine. Mulle kõige näiteks, kui ma hakkasin neid asju tegema, üldse MF-i ka tulles ja esimesed võistlused, mis ma tegin Taneliga koos nagu tehes asju, mul meeldis kõige rohkem see suhtlus. Just need kontaktid, vaata, et sa loodki nagu kontakte, sa suhted sõitjatega, sponsoritega, see andis nagu nii palju kontakte näiteks mulle selle Taneli Jooki sõprade korraldusega, mul näiteks niisugune nimi nagu Tarmo Õbe. Ma ei teadnud Tarmo Õbet enne, aga 2010 ma sain Tarmoga kokku, mind viidi temaga kokku, paar ärimeest ja Tarmo aitas meile luua nagu ka kontakte, et kust nagu sponsorlus saada, kust nagu meediaga suhelda, erinevaid asju, nemad just samal ajal tegid Rally Estonia 2010 alustasid. Et tegelikult mulle endale just meeldib kõige rohkem see, et just sa lood sellega endale kontaktibaasi ja sa ise saad hästi palju targemaks. See on igas eluvaldkonnas sulle endale kasulik. Aga see on eestlasele võib raske tegevus ka, vaata ikkagi suur osa meist nagu see suhtlemine, helistamine, rääkimine. Tahaks inimesi vältida kogu aeg. Et pigem kuskil oma ette nokitseda ja siis võib-olla pärast veel viriseda ka. Aga see on kõik täpselt see, mida sa ka saate alguses juba rääkisid, et see selline üleüldine olukorra tunnetamine ja võib-olla selline loomulik intelligentsus samamoodi, et ma arvan, sinu teekond, mis sa oled krossimaailmas läbi käinud, Taneliga Euroopas olnud, sa oled kogu aeg silmad kõrvad lahti käinud ja meelde jätnud, kus, mis toimub. Kogunud visiitkaarte. Ütlen kõigile tere, kui selles mõttes aitäh iga asja eest, et elementaarsed asjad, sa pead olema nagu polite, ja olema tänulik selle eest, mis sul on, ja võimalusel ka ennast neile meelde jätma ja seda muidugi heas võtmes, mitte kuidagi. Ja täpselt, mitte negatiivses, nagu vahest on ka Eesti motospordis juhtunud. Tihtipeale äris, nagu mulle kunagi üks mu Belgia toetaja ütles, kes on ka päris suur nagu ärimees Belgias ja motocrossi maailmas ka, ütles, et suhete loomise koha pealt kehtib selline lause, et tihti pole tähtis, kes sa oled, vaid on tähtis, keda sa tunned, on ju. Et kui sa nagu ärimaailmas tahad läbi lüüa ja mis iganes, on ju, siis see on vaja osata tekitada endale see võrgustik. Sotsiaalne kapital. See on nagu väga tähtis ja kui ma mõtlengi nagu selle peale omani, siis Taneli juurest ära tulles, mõned vaheaastad Eestis toimetades, siis tegelikult need kontaktid, mida ma seal MM-il lõin, siis näiteks need viisid mind Parts Europini. Seal olles ma tutvusin ühe Tšehhiga, kes mulle 3 aastat hiljem kirjutas, et Martin, et kuule, et Parts Unlimited USA-st, kes on siis nii-öelda kogu motospordi maailmas, ütleme mitte motosport, vaid power sport, siis alates rolleritest, lõpetades siis nagu speedboatidega, kõik tsiklid jäävad sinna vahele, ATV-d, absoluutselt kõik asjad, mis on nagu siis power sport. Ütles, et nii-öelda aftermarket salesi kõige suurem tegija maailmas, Parts Unlimited, tuleb oma osakonnaga Euroopa turule. Et näed, et siin on nende nagu see nii-öelda manageri kontakt, et kirjutada talle, et sa oled Baltikumist, et ma tean, et nad otsivad inimesi üle Euroopa. Ja sellisest seal loodud kontaktist sai tegelikult tänaseks sinu põhitöö, on ju? Ja kui ma talle kirjutasin, ma guugeldasin seda meest, see oli James Kevenels. Ja paljud ei tea, kes on James Kevenels, aga James Kevenels oli siis belglane, kes oli Stefan Everetsiga Kawasaki tehases sõitis koos Jan de Groodi juures. Et ta küll maailma nagu top-atleediks ei saanud, aga ta ikkagi oli tehase sõitja, ta oli poodiumi pretendent, ta etappe ei võitnud, aga ta oli ikkagi nagu väga kõva tegija. Ja sealt, kui ma Jamie'ga kohtusin jälle, et mis su taust on asjad, siis läks jutt nagu Janni peale, mis ma teinud olen Kawasaki ja sealt tekkis nagu väga hea kontakt ja põhimõtteliselt ta ütles mulle, siis istusime laua taga ära ja siis järgmine päev kirjutas mulle meili, et kuule, et kuna sa alustada tahad. Et tegelikult nagu sa ütled, nagu see Belglane ütles, et kontaktid. Kontaktid on kõige olulisemad, on ju. Aga rääkis veel seda korralduslikku poolt, need 12-13 hakkasid, nagu sa mulle seal Zoomi kõnes ütlesid ka, et siis saaks nagu eriti nagu tihedalt sellist nagu korralduslikku ja EMF-i seda noortespordi koordinaator ja kõik see, et kui sa Eestikaid korraldada aitasid nii-öelda, et mis need pealtvaatajate rekordpiletite arv, et see võib olla niisugune umbkaudne summa, et me ei ootagi, et sa ütled siin täpselt arvu pealt, aga ma tean, et Kross tegelikult need on tugevad numbrid Eesti mõttes. Ma mäletan enam peast, need on kuskil protokollides kirjas, ma olen inimene, kellel meeldib kõik asju koguda. Mul on garaaž täis igasuguseid protokolle ja plakateid ja mida kõike. Kindlasti saaks otsida, aga ma mäletan seda, et ma 2011 alustasin selle noorte projektiga ja 2012 oli olukord, kus Eestikad olid ära elanud oma aja 2 päevastena ja meil oli midagi uut vaja.
ja selles mõttes nagu müts maha Veiko Peene ees, et kindlasti ma ütlen, et Veiko on nagu mingil määral olnud ka nagu motospordis visionäär, et tal on nagu väga häid mõtteid ja väga häid asju, mida ta on nagu ellu kutsunud, kas või seesama nagu noortelaagrid ja see treeneritöö ja noortespordi koordineerimine. Ja siis oli Estikatel muutust vaja ja me siis Veikoga koos suht palju ja ka Krossi komisjoniga tollel hetkel leidsime, et okei, komisjon oli tegelikult alguses vastu sellele, et teeme Estikad ühepäevaseks. MX1, MX2 kokku, ühepäevased teatud etappidel nagu Karksi-Nuia, mis on nagu korvimeka, jätame korvi sisse, aga näiteks seal Türi näiteks, kus ei ole nagu korvimeka, et sinna korvi üldse ei vii, et viime korvi etapi kuskile näiteks Põlvasse, mis on nagu küll karikavõistlus, aga paneme korvi Estikad sinna. Ja tegelikult esimene etapp Kose 2012, kui hakkasid stardid minema peale, siis me istusime Eero Leedmaaga seal kuskil kuuse all. Eero ütles mulle, et kuradi jama on, et ei ole enam kuskil autosid parkida. Et meil ei ole kunagi Kosel seda probleemi olnud, et meil ei ole võimalik autosid parkida, inimesi tuleb nii palju peale kogu aeg. Et põhimõtteliselt pealtvaatajate arv ületas selle 2009 aasta Kose Tanel Jõuki sõprade pealtvaatajate arvu. Ma võin eksida, aga ta oli mingi kas äkki 2000 inimese juures. Ja ma olen kuulnud isegi numbreid, seal 3-4 tuhat piletit on parimatel Estikad etappidel. Ja Pärnus oli suvel, tolle hetkel vaata Pärnu kunn oli äge teema ja siis me viisime Estikad nagu Pärnu kunnile. Alguses oli nagu ka Marko Saareksega meil siukest nagu Marko oli suht skeptiline, et oota, meil on tegelikult vaata Estikate suur sponsor oli Tridents ja Tridentsil oli oma õlu ja oma vesi ja asjad, aga Pärnu motoklubi suur toetaja oli Saku, et kuidas me asjad omavahel ära matchime, et Saku tahab olla väljas, aga Tridents tahab, et tema õlle oleks väljas, see Lapin Kulta ja siis leidsime nagu kombinatsiooni ja seal Pärnu Estikatel ma võin jälle eksida, kas ta oli mingi 3900, ligemale 4000 inimest oli seal koos sellel ühel Estikatel, ta oli siis Pärnu kuningas / Estikad. Aga mis ütleme see ühel päeval MX1, MX2 kokku, mis tagasisidet sellest said, ütleme sõitjatelt või vaatajatelt, mis sellised võib-olla lühilausega, et mis nagu need nõrgad kohad olid ja mis head kohad? Ma mäletan, mul on siiamaani meeles, nagu pärast Kose sõite tuli Rannar Uusna minu juurde ja ütles, et sellisel jamale tuleb lõpp peale teha. Ta oli see MX2 või MX1? Ma ei mäleta. Aga ta oli väga kuri ja Rannar isa tuli ka. Ta olid nagu selles, mitte nagu halvaga täna. Ma saan Rannariga väikesti läbi, ma olen Rannarit nüüd edasi aastatel toetanud, kui ta Endurot sõitis. Aga mul on see siiamaani meeles, nad olid nagu väga negatiivsed ja väga kurjad. Et see jama tuleb kohe ära lõpetada. Aga mis see peamine põhjus oli? Ma ei mäletagi, mis see, kas see, et nad pikaks veinud päev? Ei, see päev ei olnud pikk, me tegime päeva väga lühikeseks. Päev ei olnud üldse pikk, aga kas äkki see lihtsalt, et point oli see, et tema vist oli MX2 ja paljud MX2 sõitjatel ei meeldinud see, et nad ei saa oma koha eest võidelda, kuna MX1 segavad neid. No, et mingi aeglasem mees, ütleme stardis seal MX1 rebib ette, jääb sinu ja teise konkurendi vahel ja sa ei saa sealt mööda. Aga tollel ajal juba mäletan, ma ise sõitsin ka seal, et räägiti palju sellest, et kui panna nagu MX2 meestele võimalus koguda ka MX1 Estikate punkte, kas see käis ka nagu peast läbi, et võib-olla siis ei tekiks seda kohtade sissevõtmist ja tekiks rohkem võidusõitu? See käis läbi, aga me ei jõudnud sinna sellepärast, et palju asju käis läbi, mida oleks võinud veel muuta, aga iseenesest see süsteem toimis. Täna Lätis on niimoodi, paljud riigid teevad täna nagu Hollandis, Belgias minu arust on ka nagu need nii-öelda rahvusvahelised nagu need internationalid on nagu sõidavad koos kõik. Aga me ei jõudnud sinna sellepärast, et 2013 tuli EMF-is nii-öelda nagu siis võimuvahetus või kuidagi nagu siis Mati Einsaar ja need siis nii-öelda tollel hetkel president Mati on ju sinu naabrimees. Siis nad põhimõtteliselt nagu natuke, ütleme, sunniti tagasi astuma siukse intriigidega, mis seal siis nagu lahvat, mitte et nad oleks midagi valesti teinud, aga tõmmati üles siukse pinge. Ja kui sa oled juhtiva positsioonil, siis ja siis Mati ütles, et lihtsalt, et mulle aitab, et ma ei ole seda ära teeninud. Ja siis kogu nõukogu siis Mart Lajal ja Mihkel Vaks ja nad asusid tagasi ja ka siis juhatuse esimees Veiko Peene tollel hetkel. Ja siis suhteliselt üleöö nagu, mina olin täitsa tavaline nagu lepinguline partner EMF-ile. Et siis ka lihtsalt isegi mulle ei öeldud, et siis uue siis juhatuse ja nõukogu poolt, et lihtsalt mind siis nii-öelda mu meiliaadress oli kadunud ja kogu see noortesporditöö, mida me olime teinud 3 aastat, on ju Estikate töö, see lihtsalt nagu siis nagu lõppes, ja siis mindi tagasi 2 päevaste peale. Aga mina nagu ise olen alati mõelnud selle peale, et ma olen mõlemas rollis nii-öelda sõitnud MX2 ja MX1-ga, aga tegelikult, kui me räägime sellest korraldusest ja sina tead seda tausta rohkem, aga kui sa sõidad poole nõrgema sikliga, okei, MX2 mehed natuke nagunii kannatavad, nad peavad rohkem seal muda sööma, ta ilmselt ei võta whole shot'i, kui ta muidu võib-olla MX2 Eesti esinumber, ta läheb sinna, ütleme, Karksinu etapile, peab 2 whole shot'i, võtab 2 sõitu ära, nüüd ta pannakse 450-stega kokku, siis ta
lihtsalt nii-öelda rapib seal muda süüa ja teeb seal terve päeva tööd, on ju, et mina arvan, et kui nemad on nagu kannatajad, et siis peaks neile mingisugune lisastiimul või boonus olema, et võtame, see on ju faktiliselt kindel, et kui nad on poole nõrgema sikliga ja ta suudab sõita 250 ja 450 ja paneb mõlemad sõidud kinni, siis ta peaks tulema mõlema klassi Eesti meistriks ju. Miks mitte, et see on nii-öelda, noh, mina seda üksinda ei otsusta, ma ei ole nii-öelda, noh, ma ei tea, kuidas me ütleme tänases mõistes, siis Putin on ju diktaator on ju. Et eks see on nagu ikkagi komisjoni otsustada, aga ma lihtsalt toon näite sulle, võtame rahvuste krossi ajalugu. Johnny O'Mara, Danny Chandler 125-ga, Magioras pani nagu kõigile pani ära, 500 mehed, Bailey, ma ei tea, tollel hetkel olid seal veel, ma ei tea, Dave Thorback ja said ära, et siis nagu raske on öelda, 125-ga ei ole võimalik nagu, noh, et te segate mind nagu 500 mehed. Kindlasti on võimalik, aga ma just mõtlengi seda, et Eesti meistrivõistlused nüüd taotlevad, et me otsime Eesti kõige kiiremat meest, on ju, ja kui need klassid on koos, siis tegelikult on ju loogiline, et MX2 mees, kui ta on kõige kõvem, siis ta on mõlema klassi kõige kõvem. Aga noh, küsimus on see, kas me üldse peame nagu tegema, et sa saad 2 tiitlit ühe sõiduga. Et mina, kui ma täna nagu kiiresti mõtlen, et kuidas ma Eestikaid teeksin, ma teeksin ühepäevased 6 etappi, päevad teeks lühemaks, tuleks vaeva näha nii-öelda erasektoriga, et sponsorraha juurde tuua, inimestel oleks päev lühike. Täpselt. Ja see põhisõit nii-öelda MX1 ja MX2 sõidavad koos, aga me ei anna neile välja MX1 ja MX2 Eesti tiitlit, vaid me anname lihtsalt ühe näiteks siis nagu, ma ei tea, nimetame seda siis nagu mingi Pro Open Eesti meister. Aga seal võib tekkida see olukord jälle, et ütleme MX2-s, et noored ei paista enam silma. Et ütleme, aga meil on täna aastas 53 motokrossi võistlust. Meil on noortesari, kus on 125 noored. Meil on see nii-öelda siis MX liiga täna, ehk et tegelikult me saame nende noortevõistluste raames või MX liiga raames, me saame ka sinna teha selles mõttes ka ju lihtsalt MX2 Estikad. Etappide ja võistluste raames saab mängida igasugust asjadega, nii nagu sa tõid välja, et võib-olla 2 klassi sõidavad koos ja sa annad MX2 vennale Eesti meistritiitli, noh täpselt nii tegelikult toimuvad ka nii-öelda superfinaali ja Pärnu kunni näitel ka tiitlite väljajagamised, kus ka samamoodi MX2 vend võib tulla nagu selle tiitli omanikuks. No Openiga lihtsalt kaob see point ära, et siis ei tule enam keegi MX2-ga vaata, et siis ei ole seda enam 2 klassi kokku, et seal ei ole ju mõtet, on ju. Et ma pigem mõtlesin lihtsalt, et kui Estikate päeval tahadki MX1 ja MX2 tõesti nagu kokku panna, et kuidas nagu MX2 mehed nii-öelda ära rahuldada. Mina kuidagi näengi seda formaati võib-olla nii, et need klassid ikkagi on eraldi, eraldi arvestused, sõidud on koos ja näiteks etapil antaksegi välja nagu üldarvestuse võitjale mingi eraldi tiitel, täpselt nii nagu Pärnu kunn on, et ta oli kõige kõvem vend sellel päeval, aga siis peaks olema välja pandud ka mingid reaalsemad preemiad või suuremad tiitlid sellele päeva üldarvestuse võitjale ilmselt. Need asju saab mängida muidugi ja tegelikult ütleme, olles nagu motospordi äris on, siis mu nii-öelda Prantsuse boss, kellega ma igapäevaselt nagu töötan, ütleb jube hästi, et Martin, et truth comes from the market. Ja EMF-is olles ma olen seda hästi palju öelnud ka nagu nõukogu laua taga ja koosolekutel, ehk et kus ma jõuda tahan, on see, et see tõde tulebki teilt, sõitjatelt, fännidelt ja täna mul nagu üks mõte on olnud, et võib-olla peaks hakkama Eestis korraldama sellist nagu motospordi arvamusfestivali, kus aasta lõpus tulevad fännid ja inimesed kokku, kes tahavad kaasa rääkida, argumenteeritult kaasa rääkida, mitte karjuda ja panna nagu püstitada teemad, millest räägitakse. Ja sealt tuleks see tõde võib-olla meile. See lahendaks võib-olla seda pidevat nagu ikkagi mingil määral kogu aeg keegi kuskile rahul, mingi nagu kisa on üleval on, et võib-olla see lahendakski osaliselt seda. Ja see 6-etapilise sarja mõte, ma arvan, et see on nagu väga huvitav, mida võib-olla muu maailm on juba ammu tegelikult rakendanud, et sellist rohkem aasta peale laiali lüüa, võib-olla ei olegi need etapid ühtlaselt jaotatud, on tihedamad perioodid, vaadata rohkem väliskalendreid ja lihtsalt viia see sari pikemaks ja nii nagu me siin võib-olla kaamera väliselt ka korraks rääkisime, et see annaks võimaluse erinevatele tiimidele, sponsoritele teha sõitjatega nii-öelda sarja peale lepinguid, et siis on kohustatud nad võib-olla terve selle sarja kaasa sõitma ja tekibki prestiiži juurde. Mina leian, et see 6 etappi tõstaks meie ühtle nagu seda keskmist taset kindlasti spordis. No absoluutselt. See küll võib-olla see nagu elimineeriks ära võimaluse täna nagu Kullase ja Talviku näiteks osavõttu. 6 etappi on ikkagi see, et neil on kindlasti võimalik käia rohkem kohal kui 4 etapi puhul, aga nad ei suuda, ma arvan, 6 etappi terve hooaega sõita, kui sul on nagu leping UK-ga, sa teed MM-i vahele, veel mingid rahvusvahelised sõidud, Adakit, et neid me natukene nendele tekitame raskem olukorra Eesti meistriks tulemiseks. Aga samas ma leian, et sellega me tõstame ühtlast taset ja olles nüüd viimane kord juuli alguses Norras Skandinaavia föderatsioonide miitingutel, siis
ka Norra, Taani, Rootsi, Soome näevad täna väga seda, et me peame veel rohkem omavahel kommunikeerima just Skandinaavia, et sõitjad vahetada, sõitjad jagada. Et see pigem võib-olla see 6 etappi annaks meile seda, et meil tuleks rohkem kiiremaid somme või mõni rootslane, nagu oli ta täna seal Pärnus kohal, on ju, et nagu ma aru sain, siis vist Aigar Üts teda sebis sinna ajas teda sõitma, et noh, väga hea, kui meil tekivad ka sellised nagu manageerimisinimesed, kes viitsivad nagu otsida sõitjad, kuule, tule sõitma, ma maksan sul laevapileti kinni, aga kui me nagu Estikatele suudame teha head partnerid kaasata ja 6 etappi ja nagu sa räägid, on ju, et see kindlasti tõstab selle sarja väärtust ja ka nii-öelda minu nähes ka ühtlast taset ja aitab kaasa tuua võib-olla uusi sõitjaid. Kõigile ideaalset stsenaariumi ei saagi olemas olla, et see tuleb mingi hetk tulebki teha neid võib-olla tulevikku vaatavaid samme, et ja sa ei saa kogu aeg kõik õnnelikult nagunii hoida ja sõita seisukohast, kui sul on ikkagi, ütleme, saad Eestis, on ju, et sa sõidad 6 etappi, sul on sponsoritele ka sõitjatele sponsorid leida sellel juhul lihtsam. Esiteks sa pääsed rohkem meediapilti, kui nagu Estikate etapid, sul on oma toetajatele rohkem võimalus nagu nende asju, nende tooteid välja viia ja pigem võib-olla minu nägemus on see, et tippudega võib-olla teha niisuguseid üksikuid eraldi kokkuleppeid, et miks mitte, et EMF näiteks ei leia rahastust, et tuua mingid staarid vahepeal üksikutele Estikate etappidele, et 6 võib-olla ongi palju, ütleme, kui sul on nagu sa ütlesid UK-s leping või kuskil, aga tuua neid pigem nagu kuskile nii-öelda show mõttes, et nad tulevad kohal, näitavad siis seda taset, on ju. Kõik on võimalik, vaata, kui sa ilmselgelt täna siin laua taga me seda plaani paika ei pane ja kui me hakkame sellega tegelema detsembris, on ju, siis me ka kindlasti seda aprilliks nagu valmis ei saa. Et kui me täna nagu hakata mõtlema heade Estikate peale, siis täna oleks õige aeg hakata selle plaaniga tegelema, kui on teada, et 23 me peame hakkama seda nagu vedama või 24 on ju, siis täna tuleks hakata eeltööd tegema. Aga Eestis saab väga varakult tegelikult sõita ka, et me võiksime ju lükata päris kevadesse, ütleme UK ja Adak, need hakkavad suhteliselt ikkagi hilja, on ju, et võib-olla tehagi selle aasta algus juba paar etappi ära ja teised etapid aasta lõpus, et kui meil on hea sats kohal, siis inimesed tulevad vaatama nagunii, et päiksepaist ilm, ma arvan, mõjutab MX1, MX2 koha pealt vähem kui see, kes kohal on stardipuudaga. Ma oskan oma kogemusest öelda, et kui on väga hea sügis ja kevadine päiksepaisteline ilm, siis pealtvaatajad ei tule. Sest et kevadel, kui päike paistab, on soe ja ilus, siis on vaja inimestel, kes on meie nagu jälgijad, fännid, kes kohale tulevad, on tegelikult eramajade inimesed üldiselt on ju, kellel on kodud, maainimesed, kes on nagu motospordis kasvanud, olnud nagu endised, siis kõik kolhoosid, EPT-d olid kunagi oma motoklubid on ju, kõik need nii-öelda see vanem skene. Aga nendel on vaja kartul maha panna kevadel, aiamaad korrastada, sügisel on vaja kartul üles võtta. Miks ma seda nagu räägin, et see ei ole üldse nagu nali, ta on küll naljakas, aga kui me tegime 2011 Olsteri Nõmmel Tanel Jõoke sõprade nagu Eesti motosport weekendi koos MMM-iga, siis selle ürituse eelarve oli meil, ma arvan, see oli üks esimene Eesti krosse, kus ürituse eelarve küündis 1 miljoni kroonini, ehk siis üle 67 000 euroni. Seal hästi palju andis seda käivet nagu just see ka MMM-i osa ja seal hästi palju klasse oli. Aga hästi ilus ilm oli. Meil oli kohal välismaa tippsõitjad ja inimesi oli suhteliselt vähe. Ja kui me pärast hakkasime mõtlema, mis need pointid, mis seal oligi see, et paljud inimesed, et kurat, ilm oli nii hea, et homme näitas vihma, et ma pidin kodus tööd asjad ära tegema. Kevadise ettevalmistused. Ehk et selles mõttes on sul jumala õigus, et enne kui väike soojaks läheb, tuleb siis ära teha juba, et sõitad külmetavad. Itaalias on ka samamoodi ju. Hooaja algust tehakse Itaalia meistrikad ära. Ehk et siis selles suhtes ma leian, et see ilmafaktor ei ole nii suur. Kui kergelt tibutab, siis see õige inimene tuleb kohale, kes tahab näha. See võib-olla ka tõstab ja aitab kaasa sellele, et meie sõitjad nii-öelda varem jõuaksid juba vormi. Ja me jääme kogu aeg, nagu ütleme, võrreldes Euroopa hooaega võib-olla natuke hiljaks, on ju okei, me ei saa talvel ka sõita, aga ikkagi selles suhtes, et kui sul hooaeg on lähemal, sa teed kas või füskad kõvemini, kui sa tead, et Estikad on juba seal märtsi kuskil lõpus on ju. Ja suve keskel on palju raskem, aga kulud on suuremad. Kastmisprobleemid, asjad, see on päris kallis nagu see kastmine ja üks asi on hind, teine asi on selle organiseerimine. Täna ei ole nii lihtne sul, et sa lähed tuletõrje depoosse ja ütled, et kuulge, tulge kaske ära täna. Nad ei tohigi välja tulla sealt, sa pead nagu mingid, see on kõik protsess on väga keeruline ja leida suvel mõni talunik, kes ütleb, et kuule, et ma tulen kastan sulle ära, aga tegelikult talunikel on vaja põldu väetada, on ju, vilja hakata lõikama, vilja vedada, tegelikult need on väga suured probleemid, millest nagu fänn ei oska mõelda, mis seal on siis, tellige kastmine tehke ära, miks suvel ei teevad. Aga ise nagu Viljandis elades olles, seal Olstris toimetades ja öeld, lähed kohaliku taluniku juurde, talunik ütleb, kuule Martin, et nagu sorry, aga mul on vaja praegu 4000 või see 4 tonni vilja viia kuivatisse ja siis järgmine 4 veel rekka peale laadida, on ju, et ma ei saa sul appi tulla. Aga kui me teeme seda kevadel, siis tal kindlasti on, kevadel on ka tööd, aga et neid asju on vaja natuke nagu kõike nagu mõelda, eriti kui see kuskil maakohas korraldada. Eks sellist üleüldist ühiskondlikku panust on võib-olla tänases maailmas raskem leida ka, et kõigil on oma ärid, oma tööd, on ju, et vanasti oli tõesti võib-olla lihtsam, et kõik tegid, et tuleme kokku ja teeme talgud või nagu sa ütlesid. Aga kindlasti talgu teema oli kunagi lihtsam. Ja võib-olla põllumees tuli aitas kasta, et seda on täna kindlasti vähem, et igaüks lapsib oma edu ja oma äri pärast. Nende võistluste ja sarja teema juurde korraks veel nagu tulles, mida ma olen ise kõrvalt vaatana võib-olla jälginud, et mulle endale tundub, et meil Eestis
natukene liiga palju keskendutakse nagu nii-öelda üksikkrossidele, et kui me räägime siin Pärnust või ükskõik Langest, siis jutt on kogu aeg nagu Lange kross, Pärnu kross, et sellist sarjatunnet on natukene võib-olla vähe. Et kui me vaatame nagu mujale, siis ikka meil on Adak, meil on Nationals, Revo, Britikad, kogu aeg käib jutt nagu sarjast, et Eestis meil on kuidagi hästi nagu hektiliselt jaotatud see, et kui oleks selline väga ühtlane kommunikatsioon, väga ühtlane turundus kahe või etappide vahel, oleks samamoodi selle sarja raames mingit sellist nivood kogu aeg üleval, et siis mulle tundub, et selline sarja idee on natukene puudu võib-olla. Aga seda ei saagi tekkida, ma ütlen sulle kohe ära. Sa oled väga õigel teel ja see nii peakski olema, aga seda ei saagi tekkida senikaua, kuni meil ei ole promootorit või ühte sarjavedajat. Ehk et täna on ju klubid on võistluste korraldajad. Kui üks klubi teeb oma asja, teine klubi teeb oma asja, küll okei, meil on ühtne sponsor sellel Estikate sarjal ja üks meediategija, kes nagu EMF-i poolt meedialood ja asjad ja videod kirjutab ja teeb, aga ikkagi ta on nagu klubipõhine. Ja igal asjale tekib oma nägu, ja siis ongi raske. Ja just, kui iga kross konkureerib omavahel. No täpselt, nad konkureerivad ka omavahel sõitjatega, sponsoritega, aga kui meil oleks nagu üks nii-öelda siis OÜ-na, oletame, kes siis on nii-öelda nagu, ma ei tea, Giuseppe Longo Estonia, kes võtaks selle sarja enda peale ja teeb ise lepingud radadega, siis kindlasti oleks see kogu see visuaalmeedia nagu täpselt see üks sari palju paremini tuleks esile. Kas selline, ütleme, teema on EMF-ist täna üle, väga otsitakse sellist promootorit või käib selle nimel tööd? Ma ei oska öelda, kui täna nõukogu liikmena olles, siis ma oleks väga meelitatud, mulle väga meeldis, kui keegi tuleks EMF-i uksest sisse ja ütleks, et ma tahan olla promootor. Et okei, EMF võib ka teha üleskutse, on ju. Et otsime promootoreid, aga tavaliselt sellised asjad ikkagi on nagu selle OÜ või selle inimesel peab olema see initsiatiiv ise, et selleks pole vaja teha mingit nagu siis mingit tenderit, et enam-vähem, et tulge ja pakkuge, vaid initsiatiivi selle mingi ettevõtja poolt, et kuule, ma tahan teha, istume laua taha ja leitakse lahendused. Ja nagu sa ütlesid, siis võib-olla see julgustab ka kedagi, et sa oled ise korraldanud ja tegelikult on võimalik sellega ka ärilise mõttes plussi jääda, et võib-olla see julgustab kedagi üks päev uksest sisse jalutama ja tulema, et ma teen ja võtan selle asja enda südame asjaks, et panen sinna kogu energia. Ilmselgelt, kui sport ei ole, spordis on tegelikult väga suured rahad, paljud mõtlevad, et sport on see, kus nagu raha ei tuleks teenida või see on nagu missioonivärk, aga ütleme niimoodi, et täna sport on ikkagi väga suur business üle maailma, on ju. Ja ka motocross ja supercross, et need korraldajad ei tee seda sellepärast, et neile see asi nii väga meeldib. Ilmselgelt neile meeldib ka, aga seal on ikkagi nagu business ka taga. See on nagu ikka nende vabatahtlike asjadega, et sa võid natukene lühikeses perioodis teha seda nagu oma tuhhi pealt, aga kaua ei kesta lihtsalt. See ei ole jätkusuutlik, sa pead investeerima, sul on inimesi vaja, sul on vaja uut know-how'd, et sa ei jõua üksi oma ideede peal 10 aastat purjetada. Ma ise nägin seda ära ju Tanel Leokiga ka. Et meil lõpuks sai Taneliga endal nagu see energia otsa, uusi inimesi ei olnud nagu väga juurde võtta ja lõpuks oli ka see sõitjate MM-i, see surve läks nii tugevalt tiimidel sõitjatel, et neid lubatud enam ära vaata. See hakkas nii professionaalseks minema. Ja siis lihtsalt nagu oli meil targem asi nagu kokku tõmmata. Aga nüüd veel rääkis korraks sellest estikatest ja radadest ja rääkisime siin, kuidas keegi aitab kasta. Et meil on sellel aastal ikkagi juttu olnud palju sellest, et estikate rajad, ma julgen ise sõitjana ka öelda, et on ikkagi, ütleme, MX1 ja MX2 jaoks, tehnilist poolt on seal ikka suht olematu, on liiga kiired, hüpped on madalaks lükatud. Et kas täna EMF-is on meil selline inimene, kes jälgib, et ütleme, et mis tasemel rada on ette valmistatud estikateks, kas ta pinnas on kultiveeritud, kas ta on piisavalt kastetud, et kas ta vastab nagu kvaliteedilt estikate etapile või selleks peabki kunagi see promootor tulema, kes siis nõuab radadelt? Meil ei ole sellist inimest täna. Mina 2008 või 2009 hakkasin seda tegema nagu radu üle vaatama, käima nagu enne estikaid kohal, et vaatama, et ei oleks mingit suuri reka-reffe kuskil sisekurvides või väliskurvides, selliseid nagu ohutusasju ja ka raja elemente. Aga tegelikult seda oleks hädasti vaja, sa oled väga õigel teel, et see on jälle, tegelikult peaks olema meil nii-öelda leidma mingi siukse nii-öelda motocrossi taustaga kuti, kes tahab seda teha, kes on nagu inspired sellest ja viitsiks seda teha. Ilmselgelt ta ei pea seda tasuta tegema, aga radade kaardistamine ja selles suhtes nagu see info kogumine ja selle data kirja panemine tegelikult oleks ülitähtis. Ja ma just mõtlen selle poole pealt ka, et kas või nagu ikka kuulete, ütleme paddock talk nii-öelda boksi vahel, mida räägitakse, et alati on kellegi midagi öelda, aga seda ühte sõitjat või ühte inimest, kelle sõitjad võiksid minna ja öelda, et kuule, mure on selles või täna kuule, et enne esimest sõitu ikkagi lasti nagu ohtlikult libedaks, et sellist inimest ei ole, et ma arvan, et see oleks oluline faktor ka sõitjatele nagu mingisugune Eesti sarjas mingi mugavuse või mingi heaolutunde tekitamiseks, et nad saavad kvaliteetset rada ja neil ei tule mingit ootamatust, et see sari on nagu legit selles suhtes. Kindlasti on palju, ma arvan, paljud muidugi võib-olla ka kardavad natuke seda teha, sest oleme ausad, ega siis
ega meil ju oma selles motospordi ringkonnas on ka inimesi, kes täna võib-olla võivad kohe nagu suht solvavalt öelda, et kuule, mida sa jobu teed, et no, sa pead raja eest vastutama, aga sa oled ju nii sita asja siin teinud. Et selliseid inimesi kahjuks meil on täna, kes suudavad ikkagi inimesi nagu solvata. Ja sealt võib tekkida inimestel see, et nad ei taha seda teha, et ma saan niigi selle eest nagu see ei ole ju mul mingi põhitöö, ma ei saa suurt palka selle eest ja siis ma olen veel nagu nii-öelda M ka, et nagu miks ma seda tegema peaks. See on nagu kurb selles suhtes. See on oluline koht ja võib-olla mida meie oleme siin omavahel, ütleme, saatetegijad arutanud, see väljaütlemine ja ausalt rääkimine või miks meil üldse Lenksud kokku on see podcasti nimi, on ju, et samamoodi raja oleku pealt, et tihtipeale meil on see mingi vanakooli mentaliteet, mida te virisete raja üle, on ju, aga ega sõitja ei virise ka raja pärast sellepärast, et ta nagu lihtsalt tahaks viriseda, vaid pigem on üks, kes tunnetab, et seal on mingi oht, on ju, või et see parandaks võidusõitu, kui see oleks paremini ette valmistatud, on ju, et seda julgust nagu öelda oma arvamust ja mitte selle eest saada solvata või olla siis see pahalane, on ju, et seda tunnet peaks kuidagi selles motocrossi maailmas minu arust juurde tekitama, et muidugi korraldajana ma ütlen, et on ka sõitjad, kes vahest ikka nagu väga palju vinguvad ka, mis on nagu motocrossi, kui me läheme nagu motocrossi terminitesse nagu ajaloos tagasi, see ongi nagu nii-öelda nagu maastikul olev võidusõit, off-road, jah, täpselt. Et see rada ei pea olema alati nagu filigraanselt, on ju, kui me vaatame mingid MM-etappe, kus kohas korraldatakse, mitte et ma ei õigusta praegu, aga lihtsalt, et alati ei saa nagu öelda, et nüüd korraldaja teeb jube kehva tööd, et ta ei valmista rada ette või rada on jube kehva, et vahest on ka sõitjad, kes natukene liiga palju nagu vinguvad ja tahavad nagu, ütleme niimoodi, vähese raha eest või olematu raha eest saada nagu mingit top kvaliteeti, mida nad saavad kuskil, ma ei tea, Itaalias seal näiteks, ma ei tea, Torno raja peal või kuskil. Aga meie lihtsalt nagu ka selles mõttes, et motocrossi osalustasu täna on ju vist, kas see on 40 eurot äkki praegu, ja mõtleme täna, mis nagu see inflatsioon ja kõik see asjad teinud on ja kui me läheme nüüd kuskile mujale riiki ja seal osalustasud ja ma nagu suheldes Taneliga palju ja Tanel käib palju võistluste näeb, ütleb, et tegelikult meie Eesti rajad ja meie Eesti korraldus on nagu väga heal tasemel. Noorte MM Kreekas eelmine aasta, lipumehed ei teadnud, kus nad olema peavad, mis nad tegema peavad. No Youthstreami tegevus selle kohta on küsitav. Et selles suhtes nagu me ei nagu tegelikult meie motocrossis toimub nagu klubid, ma julgen klubisi kiita, nad tehakse head tööd, on asju, mida saaks alati paremini, aga tegelikult nagu on tublid mehed, kes teevad seda omast ajast tuhhiga ja rajad tegelikult ei ole meil, ma ei ütleks, et meil on nagu halvasti ettevalmistatud rajad. Ma ei kindlasti standardiks Youthstreami siin selles koha pealt ei tooks, et Youthstreamis on probleeme, on sõitjatega probleeme, on rajakorralduslikult, et võib-olla kui rääkida sellest sõitjate virisemisest, on ju, et siis tegelikult eks sõitjatel on tänu Youthstreamile selle MM-i nagu muutuste käigus, kus sõitjatelt on võetud ära kogu teenistus, on ju, eriti privateerid kannatajad on kogu need erasõitjad, on ju, et eks sealt on tekkinud sõitjatel võib-olla selline mingi allasurutud emotsioon ka, on ju, et tegelikult on nii, et täna sõitja läheb, maksab raha, et olla tsirkusartist, et mitte üheski maailmas mujal ei ole niimoodi, et sa lähed tööle, on ju. Sa lähed motocrossist, ütleme, lähed Eestikat etapile, et seal top 5 venda, on ju. Sa tegelikult paned iga sõit oma elu tegelikult stardijoonele, on ju. Ja tegelikult sa maksad selle eest peale või sa lähed samamoodi MM-il, et kui sa ei ole tehases lepinguline sõitja, siis sa maksad selle 1000 eurot, on ju, et mängida rahvale seda nagu artisti. No kahjuks ta nii on ja kogu ju tegelikult nagu motospordis, kui me võtame MotoGP, kui me võtame Superbike, võtame autoralli või vormeliklassid, kõik tegelikult alguses sa pead maksma meeletult raha, et sinna kuskile tasemele jõuda, et siis mingi tiim siin nagu palkaks. Kui me täna võtame MotoGP taseme või vormel ühena, kui palju sõitjad tegelikult oma erasponsoritega maksavad tiimidele, et nad üldse saaksid selles asjas olla. Ehk et selles suhtes ma olen suga nõus, et nagu motospordi maailmas või nii-öelda tehnikaspordi maailmas on see kuidagi see paigast ära. Täiesti paigast, see meeletult kurb. Kvaliteet kannatab selle ära. Üha rohkem tuleb peale selliseid rikaste isade sõitjad, võtame vormel ühed või MotoGP-d on ju. Ja samamoodi motocrossis. Jah, täpselt. Et kahjuks nii on, et kas ta muutub ja kuidas ta muutub, ma ei oska selle koha pealt kaasa rääkida, aga ma hästi ei usu, et pigem see täna äris olles nagu mootorratta äris nagu tehase esindajatena ja Parts Euroopis on, et see kahjuks need hinnad nagu panevad nii kõrgele eest ära kogu aeg, hinnad tõusevad, turg kohati väheneb, maailma ja rahvastik vananeb, on ju. Tänapäeva noored ei ole enam väga nagu motospordi lembelised, on ju, ausalt rääkides, et Red Bull tegi uuringu siis noortele, Red Bull uuris kuni 14 aastat noorte käest, mis teile meeldib? Siis neile meeldib tantsida, laulda, videosi teha, nagu sellised pehmed asja kultuuri. Et see, et ma peaksin nagu bensu alama, õli vahetama, ma ei tea, mingi ketti pingutama, poriseks saama, 30 minti higistama kuskil sikliga,
siis autoga 3 tundi koju sõitma või noh, sellised, et see on nagu, miks mul seda vaja on, see ei ole äge. See käeteline ajast, noh, natuke ütleme mööda saanud on ju. Ja, aga eks seda mainet ikkagi kujundab kõik see, mida noored meediast ja sotsiaalmeediast saavad tarbida, mida rohkem on seal motokrossi selle TikToki tantsimise asemel, seda ägedam see motokross ka neile tundub. Ja siis selle, ütleme, raja poolt samamoodi rääkides, et kui nüüd üks noor tuleb oma vanematega võistlust vaatama on ja kui ütleme, nuias on näiteks hüpped lükatud ikkagi MX1, MX2 jaoks nagu noh, vaatamisväärselt ikkagi sellised, et sul hüpped vaatavad taevas, seal on laineid, seal on sektsioone, on ju, et see on kindlasti palju huvitavam, kui see lihtsalt tuim kaaspõhjas mööda sirget kihutamine, on ju, et ma just see raja koha pealt ikkagi tahan veel rääkida, et see ma ei paneks seda võib-olla nii sõitjate õlule, et nad virisevad lihtsalt nagu, et nad ei taha seal sõita. Ma ei mõtle seda, ma ei ütlegi, et kõik sõitjad virisevad, ma ütlesin ka, et selles, et aga just see vaatemängulisus. Me võime seda raja teha vahest nii heaks, kui tegelikult on nagu ülihea, aga alati leidub inimesi, kes nagu vinguvad. Seda kindlasti, et erinevad tasemed juba see on, et estikatel on nii palju erinevaid klasse, on ju, et seda kõigi jaoks teha, et see, aga just mina nagu räägin selles suunas, et tekiks mitu soont, räägime sellest kastmisest ja pinnase läbi kündmisest, on ju, et tekiks võidusõit ja teine asi on siis see, et seal rajal oleks ikkagi nagu vaatamisväärsed hüpped ja sektsioonid, et ei oleks nagu see pinnase läbi kündmine, ega see on hea, vaata, on ju, nagu noh, langel on see tehnika olemas, nad saavad seda teha, on ju, okei, langel ja tihemetsas on ka kastmissüsteemid olemas, vajavad nuppu ja kastab. Aga näiteks tihemetsal ei ole seda läbikündmis, on ju, ja jube raske on mul täna öelda nagu või noh, EMF-il või kellelgi või promootoril Väinol, et kuule, et osta nüüd traktor ja osta nüüd see kündmis, et noh, et niigi, ega seal noh, need kasumid ei ole ju meeletud, et mis sealt järgi jäävad. Et selles mõttes muidugi see on õige, aga kui meil on promootor, siis promootoril on lihtsam niisuguseid asju teha, võtta see renditehnika, asju, aga kui meil olemegi nagu ainult nagu, kes see klubi juht üksi teeb ja EMF annab siis meedia auhinnad ja nagu me enne rääkisime, siis ega tal ei ole see väga lihtne neid kõiki asju sinna tuua, nagu me täna ideaalis tahaksime näha, mis on Ameerikas. Ärme unusta seda, et Ameerika on kõige suurem off-roadi turg üldse. Et kui täna nagu motorratta maailmas, kui Euroopa läks Euro 5-le, nüüd läheb Euro 6-le, ma ei tea, Enduro nagu kannatab Euroopas, siis Ameerikas siklimüük veel tõuseb, siis seal on nii-öelda nagu open field, inimesed saavad oma farmides, ranchodes sõita, radu on palju, seal ei ole sellised keskkonnanõuded nagu on Euroopas, et tootjad täna nagu, võtame Yamaha või isegi seal Honda, neid väga ei huvita enam Euroopa turg, sest nad müüvad Ameerikasse kordades rohkem off-roadi sikleid, et nad see on nii väike turg täna juba Euroopa nende jaoks, nagu me räägime off-roadist. Aga me räägimegi praegu sellest ka, ütleme, et noortel on vähem huvi motospordi vastu, on ju, aga täna, ütleme, sina oled seal siseinfo kursis, et tegeletakse aktiivselt seal sellega ka, et kuidagi, ütleme, neid noori nagu motokrossi juurde just tuua. EMF-is, et kas see teema on laual ja kas keegi nagu aktiivselt või otsitakse mingid sõitjad, kes tuleks patrooniks, et kuidagi neid noori sinna meil täna selles mõttes noorte spordipatrooni on Tanel, on ju. Ja ma olen nagu korduvalt ka rääkinud koosolekutel, et käime lasteaedades, koolides, tutvustame oma ala, aga noh, ilmselgelt vaata, seda ei saa üks inimene teha, seda peab ikkagi nagu meeskonnana tegema, et seda initsiatiivi on nagu rohkem vaja klubidelt, ka komisjoni poolt on ju, aga kui sa küsid täna nagu, mida me täna teeme selleks, et noori tuua, siis ma ütlen sulle kohe, et me Pärnu Kuningal tegime e-balance bike'i võistluse. Panin nii-öelda ise auhinnad, võtsin Tanel Rauga appi, Tanel Rauk oli ka, aitab kaasa, väga tubli, aitäh talle selle eest. Nii-öelda nüüd teeme järgmiseid Tihemetsas, et see on nagu esimene asi, me toome need lapsed krossivõistlusele. Nad seevad oma balance bike'i võistluse ära, nad näevad suuri, nad on selles teemas sees. Ja nad saavad sellest elamuse. Ja vanemad ka, nad saavad rohkem tuttavaks. Ja mis nagu meie nagu seda motomaailma, ma arvan, aitab kaasa, on see natuke elektrile üleminek. See teeb vanematele asja lihtsamaks. Sul ei ole bensumöllu, sul ei ole õlisi asju, sul on see elektrisikkel. Ja see on lihtsam, puhtam, sa saad aias niimoodi sõita, et naabrid sa ei ärrita naabreid. Ehk et ma arvan, see toob meile uusi inimesi juurde ja just see balance bike'i võistlus toob neid uusi lapsi, kes varsti lähevad, ostavad Husqvarnast või KTM-ist endale 50-se selle elektrikrossika, siis 65-se, siis 85-se elektrika ja nii ta läheb, et selles mõttes. Aga nagu sa rääkisid korraks ka need koolikülastused ja asjad, ma arvan, et tegelikult need on üliolulised ka selles mõttes, et nagu me rääkisime siin meie viimases saates vist, kui me seda meediateemat ka lahkasime, et kutsuda nii-öelda külla ja näidata neid telgitaguseid, siis motokross visuaalselt nii selle poolest, mis toimub rajal, kui ka selle poolest, mis toimub nii-öelda garaažis või mis asi on varustus, näeb visuaalselt nii palju ägedam välja, kui sa räägid, ma ei tea, kergejõustiklasest või jalgpallurist, et kui sul läheb klassi ette rääkima mees, kellel on jalgpall kaenlas, see ei ole nii atraktiivne kui krossimees, kellel on kiiver, varustus, asjad. Ta räägib sulle sellest, kuidas ta sõidab, hüppab ja
see on nagu, ma arvan, lastele näitab taustal videot, mis tunne oli hüpata. 2012-2013 ma tegin koostööd koolispordiliiduga, kui ma olin noorte spordi eestvedajana. Siis me tegime koolispordiliiduga koostööd ja see läks nagu väga hästi käima. Me käisime lastelaagrites, ma käisin ise siklite kohal, vahest oli Etsmuga kaasas, kes õpetas, oli Aigar kaasas. Et me käisime erinevates nagu piirkondades näitamas mootorratta, et nad said testida jalgpallistaadionite peal, Viljandi tuleviku staadioni peal sõitsime, siis Viljandi staadioni see boss tölpus, ütles, vaadake, et te muru peale ei lähe. Aga ja see aitas kaasa tegelikult, kui ma nagu vaatan siis seda peale, ma ei oska öelda, kui palju sellest lapsi juurde tuli, aga ilmselgelt see nagu annab kaasa ja seda on vaja teha. See peab olema järjepidev, mitte see, et me 2 aastat teeme, siis nii-öelda on meil, ma ei tea, komisjonide ja juhatuse vahetus EMF-ist tulevad uued inimesed, ütlevad, see on täitsa mõttetu. Et kõige nagu täna, lihtsalt korraks vahele põigates suur probleem ongi nagu Eesti motospordis minu arust see on, et nende selle ajaloo jooksul, nii kui nagu kas peasekretär või presidendid vahetuvad, siis alustatakse nagu kohati nagu mingit uut asja. Nii täiesti uus suund. See, mis enne oli, see on jube siit, et teeme uut ja paremini. See on nii nagu iga ehitaja tuleb peale, ütleb, et mis siin ennem tehtud on. Kõik on nullist. Aga kui ma toon võrdluseks Soome, Rootsi, Norra, siis seal näiteks peasekretär Rootsis on olnud viimased 25 aastat. Ehk et tegelikult on üks järjepidev töö. Käekiri on enam sama. Täpselt. Et meil on ka siin Eestis seda vaja, et meil on vaja nagu passioniga inimesi, kes tahavad föderatsiooni töös kaasa aidata ja on seda pikka järjepidevust vaja. Ja pikka visiooni, jah. No nüüd oleme sellest siseelust kõvasti rääkinud, võib-olla siis üks kõige aktuaalsemaid teemasid, võib-olla minust tänases saates kindlasti tahtsime rääkida, et sa oled siis Eesti rahvuskoondise mänedžer, juht, eks ju. Et räägi, kuidas see selle aasta koondisel ettevalmistus sujunud on ja mis sinu, ütleme, funktsioon selle juures on, mis sinu ülesanded üldse on seal? Tõepoolest rahvuskrossi koondise juures esimest korda olin 2012 ja 2013 ma vist olime sinuga Deutschenthalis. Siis ma olin nii-öelda nagu mänedžeri parem käsi, aitasin nagu rahvusvahelise poole pealt nagu suhted luua, tõime Marnik Pervutsi Eestisse treenima nii noori kui koondist ja kõik seal välismaalt nende rekade tiimidega nagu abistamine ja suhtlus. Sealt ma sain esimese kokkupuute nagu sellega. Ja kõige esimene kokkupuute oli 2005 Ernees, kui ma Tanelile laitsin saapaid ja kiivrit puhastada. Ja siis 2019 aasta lõpus tegi EMF siis nii-öelda kuna endine tiimimänedžer Lauri Roosijärg nagu oli 6 aastat teinud ja ta vist nagu, ma ei tea, tahtis lõpetada või ta enam ei tahtnud vedada seda, nagu ma aru sain, siis tehti nagu nii-öelda üleskutse ehk EMF-is, et leida siis uus inimene. Ja siis ma sinna nii-öelda saatsin oma avalduse ja oma nägemuse sellest ja kahjuks 20 aasta ei olnud, ma siis nii-öelda osutusin valituks, kuna rohkem ühtegi avaldust ei laekunud, mis on suhteliselt kummaline. Kui mõtled, siis võib-olla võiks sinna hullult keegi atraktiivne koht tegelikult. Ja kedagi ei nagu juhitanud rohkem, oli nagu ainukene. 20 jäi koroona tõttu ära ja siis oli 21 nüüd esimest korda eelmine aasta siis nagu mul vedada Itaalia. Ja ega mis on nagu mänedžeri töö, ütleme, see riigiti on erinev. Kui ma näiteks suhtlen oma kolleegidega Lätist või Soomest või Hollandist, siis nende mänedžeride töö ei ole nagu sponsorite leidmine. Nende mänedžeride töö on nagu Ameerikas Rogeride üldiselt tiimi kokkupanek. Aga kes seal siis neid teeb siis alaliit või? Üldiselt, kui me täna räägime, võtame Norra, siis Norras on 50 000 litsentsi aastas, Itaalias on 600 000 litsentsi. Ehk et nende käibed on nii suured, see ala on nii suur seal, see motosport, see rahvastik ka, nagu Itaalias on 60 miljonit. Sul on 5 aastaks ette paika pandud, see eelarve on olemas juba, see peab muretsema. Nad ei pea minema nagu selles suhtes otsima täna erasektoris sealt, et anna mulle 1000 ja anna mulle 2000, et me saaksime lennupiletit näiteks osta. Neil on see raha olemas ja nendega muidugi see sõitjate valik nii suur, need on tehase sõitjad juba, et väga paljud on tehased ka nagu taga, et neil on lihtsam see. Kui palju on täna üldse nii-öelda Team Estonial või siis rahvuste krossi koondisel oma sponsoreid eraldi EMF-ist? Seal ikkagi on? Ei, on ühised sponsorid ka, aga on oma sponsorid ka ja aga täna on lihtsalt tulla korraks ruttu tagasi, siis minu töö täna Team Estonia juures on leida sponsoreid, leida lennud, hotellid, rekad, mille all me oleme, rendiautod, poistega läbi rääkida, et neil kõik oleks olemas, neil kõik oleks hästi ja kunas nad lennata tahavad, kõik need asjad, et selles mõttes, mis ma teen nagu alates nagu kujundlikult muna praadimisest kuni siis lennukipileti ostmisena. Ja näiteks ütleme, mis mina sõitjate poolt, ma ise pole nüüd selle sinu uuel ajastul koondise olnud, aga mis ma sõitjate poolt kuulnud ongi, et nad tunnevad ennast koondise hästi, et kõik on nagu tehtud, et võib-olla sinu juba Tanel Jookiaegne nagu kogemus tegelikult aitab kaasa, et mida tegelikult sõitjad vajavad ja mis asjad peavad hoolitsetud olema, et sealt sõitjate poolt on kindlasti ainult positiivne tagasiside. Eelmine aasta oli väga hea nagu kuulda Harri ja Gerdi suust nagu väga positiivset sõnu, et nad ei ole nii heas nagu koondises sõitnud. Et see oli nagu väga hea kuulda, aitäh neile nende sõnade eest, aga see sinu küsimus nagu sponsorite osas, et siis
ja meil on erinevaid nagu nii-öelda on ühtseid nagu Castrol ja seal kiirelt öeldes seal veel niisuguseid nii-öelda ma ei tea, GBF, kes toetab Estikaid ja veel seal nagu nii-öelda sõitjaid ja ka koondist, et sellised ühised sponsorid on, aga on ka täiesti, kus on ainult koondise jaoks. Aga see on suhteliselt väikene. Rahvuste kross ise on nii atraktiivne nii-öelda komplekt, et sinna tulevad inimesed alati kaasa. Nad tulevad, aga ega näiteks pikaaegne toetaja, ma nime jätan mainimata, kes on olnud suht suur toetaja aastaid, see aasta ütles, et mul ei ole võimalik kahjuks enam, et lihtsalt et nad näevad ikkagi suht negatiivseid olukordasid talveks ja järgmise aasta alguseks, et nad peavad kuskilt midagi kattima ja ütleb, et lihtsalt, et näed, ma ei tea, Enduro on mulle sümboolsem ja ma panen oma raha Endurosse see aasta X-Daysina. Ja põhimõtteliselt see on sinu ikkagi põhiülesanne on ikkagi ka koondise siis raha leidmine. Ja kindlasti see on täna nagu põhiülesanne, ütleme 50-50 raha ja kõik need asjad ära orgunnida. Et täna kontori poole pealt on meil sekretär Kristin, kes ka tegeleb seal mingite hotelli asjadega, et ma natuke annan ülesanded talle ka, aga põhitöö on ikkagi, põhivastutus on minu peal. Sina paned paika selle plaani, mismoodi me tahaksime, et koondisel asjad oleksid, aga siis pead vaatama, et selle jaoks raha oleks olemas. Täpselt, ja tänases olukorras ongi, meil on lennud ostetud, aga ilma nimedeta, ma ostsin eelmine aasta, talvel juba lennud ära EMF-ile odavalt, aga ilma nimedeta, ütleme 9. september on viimane aeg nagu siis nimed taha kirjutada, kes lendavad. Et meil on palju asju tehtud, meil on olemas täna USA Hondaga kokkuleppe, meil on olemas Reka, mis meid ootab. Meil on Jeff Stantoni koduraja peal, siis tema ranchis on meil testipäev 22. september, kus siis Jeff ootab Eesti koondist. Et päris palju asju on tehtud, aga üks kõige suurem asi, mis on tegemata, on koondis kokku panemata ja täielik eelarve kokku saamata. Aga räägime siis sellest koondise kokkupanekust, siis mainisid, et kui suur roll üldse või kui suur võim sinul kui mänedžeri seal on, et kas sa oled selle, ütleme, sõitjate valik, mida palju kindlasti Eesti krossi maailmas nagu paelub see teema, et keda sinna valitakse, mis alustel on ju. Et kas see võim on nagu ainult sinu käes või seal on ikkagi mingisugune, ütleme siis punt inimesi, kes selle üle otsustab, et kes need sõitjad lõplikult on? Ja see ei ole punt inimesi, kui ma nagu EMF-i tulles, ma lugesin põhjalikult läbi EMF-i põhikirja ja komisjonide määrused. Ja kui täna nagu ausalt öelda, siis meie põhikiri ja krossi komisjoni määrus ütleb seda, et Eesti koondise paneb paika krossi komisjon. Koostöös tiimimänedžeriga. Ehk et meil on nagu aastad on see, et on nagu MM-i punktid ja AMA punktid ja Euroopa punktid. See ongi võib-olla üks asi, mis ma tahtsin ka täna nagu ära küsida, et see on aastaid nagu kogu aeg on sellest räägitud, et kas tegelikult kuskil reegliraamatus see on kirjas ja kui on, et siis ma tahtsingi rääkida, et võib-olla see on iganenud reegel. See ei ole kunagi üheski reegliraamatus olnud, ehk et teda ei ole lingitud põhikirja ega komisjoni määrustega. Ega spordikoodeks on alles nüüd uus asi 2 aastat tagasi. See on nii-öelda hea asi, millele viidata kuskil. Ta tehti kunagi, ma ei oska nagu, ma ei olnud tollel ajal 2005 või 2004 või tollel ajal nagu koondise juures niimoodi, ma ei oska detailidesse laskuda, aga ta tehti umbes sellel ajal, et oleks vist lihtsam see sõitjate määramine. Ma sain nagu aru, kui ma tagantjärgi ise mõtlesin selle peale või üldse nagu süvenesin sellesse, ma arvan, et see võis ka sellest olla, et kui Tanel, Aigar ja need sõitsid täielikult ainult välismaal sellel ajal, on ju, siis kuna nad Eestis üldse ei käinud ja mõõtu võtta ei saanud, aga nad olid tegelikult selgelt peaaegu kõigis Eestis sõitvatest sõitjast üle, see tehti lihtsalt selleks, et neid oleks lihtsam nagu sinna koondisesse määrata. Ma arvan küll, et tollel Jussi oli ju sõitis Euroopat ja USA-s, et siis ta oli ka tegelikult, et kes peaks koondises olema, Aavo sõitis tollel hetkel veel, tegelikult oli ka siuke, et kes nüüd on, et kas läheb siis nagu Tanel Aigar Juss või läheb Tanel Aigar Aavo, 2003 tehti ajalugu, Tanel Aigar Aavo olid siis nii-öelda 3 perekonnaliiget rahvuste krossi esindamas, mis oli siis ju Väino Liaki unistus. Et selles suhtes, seal oli palju nüansse, aga see tehti, aga seda omal ajal ei lingitud ära nagu siis selle põhikirjaga ega komisjoni määrusega. See oli nii-öelda kirjutamata reegel. Jah, et seda ka nagu nii-öelda, et oli hea asi, millele toetuda. Aga kui me vaatame paljusid muid riike, siis ega tegelikult neil ei ole sellist reeglistikku, mille alusel. Võtame kas või De Koster täna. De Koster tahtis Andersoni, Andersonile tahtis MS2 peale panna, Andersoni seljatrauma tõttu ei saa. Siis ta läks Barcia juurde, Barcia ütles ausalt ära, et kuule, ma ei saa vormi selleks ajaks, et ma ei saa, lihtsalt ma pean 450-ga. Ta ei saa pendeldada. Ehk et tegelikult nagu see tiimimänedžer peab suutma panna kokku tiimiga, kes omavahel töötab. Et väga tunnetuslik. Mingi point seal on, miks De Koster ei taha võtta Nicholsit või Cooperit või kedagi veel. Seal neil on ju väga kõva MX2 line-up, on ju. Neil on MX2 line-up kõva küll, aga ma julgen öelda ka seda, et tegelikult see aasta on märgatud ikkagi need USA, need, keda ta tahtis sealt, ütleme Anderson ja Tomaki, nad on ikkagi nagu tasemelt ka ikkagi üle, vaata võrrimehed, ütleme Mosiman või kes seal valikus on, Cooper on vigastust, et tegelikult see võrri, ütleme nii-öelda valik oli ka kehvem ka see aasta. Ei, seda muidugi, aga sama me võiksime öelda täna ju ka Eesti kohta, et
et manager'ina ma tunnetan näiteks, et ma ei tea, tahame koondisesse tuua MX2 peale näiteks sind on ju. Ehk et aga USA-s ei ole nagu siukest, ei hakka siukest nagu kõvad kriitikat selle peale tulema. Et selles suhtes ja enamuse liigid, kui mõtleme Holland, Belgia, Itaalia, manager paneb paika, neil ei ole nagu selliseid kriteeriume seal, et ikkagi kõige kiirem mees peab olema koondises ja koondis peab omavahel mätsima ka, et need kolm sõitjad peavad omavahel nagu ka läbi saama, ei saa olla, et see kolmas sõitja on nagu mingi 5 ratas vankri all, keda tegelikult ei austata või ta on nagu väga arrogantne, kes teistega ei arvesta, et nad peavad aru saama, et kui ikkagi öeldakse, et kuule, sinust näiteks, et nagu me tegime eelmine aasta Itaalias, me teadsime, et Harri suudab teha paremaid starte kui Kepa ja me panime Harri sissepoole parema koha peale, Kepa panime rohkem välja. Aga see peab olema aktsepteeritav, seal ei saa nagu tulla ego üles kerkida, et mis mõttes, et miks te mind nagu välja panete, et äkki ma teen täna hea stardi, aga kui me näeme ikkagi aasta jooksul, et see on reaalselt, kui Harri võtab näiteks aasta jooksul 10 stardivõitu ja Kepa võtab 1 näiteks, ma praegu ei taha kellegi liiga teha. Et siis ilmselgelt sellisel võistlusel, sellises olukorras me peame mõtlema meeskonnana, tiimina ja me peame panema seadme esikohale need, kes on nagu paremad startijad või kellel kubatuur on väiksem, näiteks nagu Talvik on, et ta pääseb 2,5-ga seespoolt enne minema kui väljaspoolt. Eks sellise, räägi. Rahvuste kross täna on umbes täpselt 2 kuu kaugusel. Mis faasis on täna koondise kokkupanek? Paljud riigid, ma teame, on siin oma sõitjad juba välja hõiganud. Millal Eesti koondise liikmed avalikuks tehakse või mis faasis see otsustamine täna on? Ma olen saatnud omapoolse visiooni ja omapoolsed küsimused Krossi komisjonile, nii nagu näeb ette määrus on ju. Krossi komisjon on andnud mulle tagasisidet on tulnud nii üks kui teine on ju. See nädalavahetus on Kaildorfis võistlus. Ma loodan, et see annab natukene ka nagu selgust sõitjate osas ja kui me ütleme niimoodi, et kui me järgmise nädalaga ka veel selgeks ei saa, et siis võib-olla Soome MM, aga see on viimane piir nagu Soome MM, et võib-olla me ikkagi saame selle varem otsustatud, aga ega see valikuvariant väga suur ei ole täna, et kes meil täna selles suhtes siin, kui me räägime nagu sellest sõelaasta, sellest suurest pildist, siis kindlasti üks kandidaat on Erki, kes siin istub, on Tamur, JMT on Harri Kullas, on Kepa, on Hardi Roosiorg ja väga kindlasti ei mataks maha Tanel Liokit. Oletame, et Tanel ei ole küll hooaega kaasa teinud, aga need võistlused, mis ta on teinud, tegelikult on ta kiiresti sõitnud. Ta ei ole nagu kalendriga Hardist või Kepast maas. Plus tema kogemus. Ta on neid mõlemaid võitnud mõnes startides ja samas ka kaotanud ja just kogemus, pinge all kogemus. Ja 2 kuud on aega, sa nagu ütled, kõike võib veel juhtuda, et kui meil on vaja asendussõiteid leida, siis mina ütlen, et MX2 asendus Tanel oleks täna, ma arvan, väga-väga terav asendus MX2 peale, kui meil on vaja asendust. Et aga ilmselgelt praegu nagu MX2 peal on JMT on ikkagi number 1 valik. Aga mis ütleme, kui me küsime selle valiku tegemist või miks need suured riigid üldse teevad nii vara selle otsuse, mis sa näed, mis seal taga üldse on, miks on hea, kui saad koondise varapaika, samas kui võib-olla kõige kiirema koondise leidmiseks tasuks näiteks oodata kauem või oodata see Soome ära või mis seal nagu tagamaal on? Tegelikult FIM tahab meie käest saada alles koondise nimekirja ju 6 aega enne võistlust, ehk et 20 või 24 august me peame FIMile andma ülesandmise ja me saame pärast seda muuta veel. See ei tähenda seda, et me peame selle tiimiga minema. Me võime 20 peame ülesandmisega, esialgne koosseis, aga me võime seda koosseisu muuta. Et aga miks, ma ei tea, mõnel riigil ongi, tal ei olegi väga valida, kui see tasemevahe suur on, siis loomulikult. Aga ega väga, kui me täna vaatame, kes on tiimid kokku pannud, ega tegelikult ei ole ju Belgia, USA. Belgia on paika pannud, aga USA ei ole minu arust paika pannud. Paika tähendab, ei ole pannud muidugi, jah. Et räägitud on, aga üles, kes on nagu paika pannud, et tiim on paigas, on põhimõtteliselt Belgia täna ainukesena, Hollandil kukkus ära Herlings nüüd on ju. Et ega neil ka, ma arvan, ei ole veel, tegelikult nad ei ole nagu lõplikult paika pannud, et selles suhtes ma ütlen, et täna veel on võib-olla kohati tiimi vara paika panna. Kui me räägime Eesti kontekstist, oleme väike riik, meie eelarved on väiksed, USA on kaugel on ju, siis mida varem me paika saame, seda parem on nagu luua nagu planeerida neid sikleid ja nende saadavust. Täna on suht mõttetu on täna siit saata sikleid Ameerikasse. Kõik see tollimaksude maksmine, nende vastuvõtmine, siis nad võivad hilineda, tegelikult on see väga keeruline. Lihtsam on siklid sealt rentida. Et täna meil on olemas kõik siklirendi optionid. KTM USA-st on siklid võimalik saada, mul on pakkumine nende poolne olemas, meil on Honda olemas, meil on olemas JMT-le Husqvarna, aga kui kellelegi teisele Husqvarnat oleks vaja näiteks, kui midagi kellelgi peab olema juhtuma. Need meil valikud on olemas. Ainukene sikkel, mida meil täna kinnitust ei ole, on Yamaha, kui me räägime Harrist, aga olles eile suhtluses nii-öelda Mike de Kotisega, Rock Riveri Yamaha bossiga, siis ta ütles, et ta leiab mulle selle Yamaha, et ära muretse. Aga mul ei ole siiamaani hinda ja seda Final da Pro'd olemas. Aga suheldes Harri tiimiga, siis Harri tiim on ka täna seda meelt, et võtame sikli sealt,
võtame amordid, lenksud, sumpad, mingid ajud, asjad siit kaasa ja seal komplekteerime kokku ja Stantoni juures testime ja siis oleme 24. valmis. Kui palju keerulisem või kulukam üldse on ookeani taha rahvuste krossile minna? Kurat palju ikka tunduvalt kulukam. Esiteks lennupiletid on ju, neid on, kuigi tegelikult ma ütleks, meil on täna lennukipilet numbrites rääkides, meil on 730 € edasi-tagasi lennud. Kui me eelmine aasta ostsime Itaaliasse lennupileteid poistele, me ostsime suht viimasel hetkel muidugi, siis me ei teadnud on ju palju palju, siis me ostsime lennukipileteid mingi 500 € edasi-tagasi. Ehk et sealt tegelikult suurt ei tule, aga pigem need siklirendid, seal Ameerikas on hotell kallis ja kõik need kütused ja rendiautod, et Ameerika on kallim riik, kus olla, tarbida ja just see siklite osakaal tuleb juurde ja see, et me peame need sõitjate mehaanikud sinna viima. Euroopas olles näiteks, kui meil on Belgias tiimist talvikud oli eelmine aasta Itaaliasse, see kulu oli nii nagu võimalik suht marginaalne. See mehaanik nagu nii elas seal ligidal, see rekaga tuleks, neid kilometraaž oli väike, aga nüüd me räägime ikkagi sellest, et me reaalselt viime inimesed 1,5 nädalaks nagu teisele mandrile, me peame neile süüa ostma, me peame nende autod kinni maksma, ega need tiimid ei tule sinna niisama ju heast tahtest, muidugi neil on auasi sinna tulla, aga meie peame nende kulud katma seal. Ehk et see viib nagu kulud üles, et kui me eelmine aasta käisime Itaalias, ma võin eksida numbriga, mul ei ole seda nii-öelda Exceli siin ees on ju, kus eelmine aasta Itaalia oli meil äkki 32 000 on ju, kõik asjad kokku, siis see aasta Ameerika, kui ma praegu võtan, et kui kõik hästi teha, siis ta kerib kuskil 54 000 peale. Aga näiteks rääkides Läti ja Soomega, siis Soomel on paika pannud, Soome ütles, meil on 40 000, rohkem ei ole. Läti ütleb, et meil on 30 000 ja meil rohkem ei ole. Ma ei tea, kas me saame 54 kokku, aga miinimumprogramm, et see ära teha, et siis me peame hakkama inimesi skipima ja selles mõttes peame ütlema, et pruudid, teie jääte koju, 2 mehaaniku asemel on 1 mehaanik, on ju lihtsalt nii on. Siis ma nagu näen, et me teeme kuskil 37 ära. Nüüd võib-olla jõuame siis, ütleme viimase nii-öelda eraldi topikuni ka, et siis kogu see EMF-i taust ja kõik, mis sa teinud oled, et täna saad ka EMF-i nõukogu liige, on ju. Et võib-olla natuke sellisest, me oleme küll neid kõiki teemasid juba kaudselt siin puudutanud, on ju, aga niisugune üldine EMF-i suund, et me oleme sinuga erinevatel cross-ürituste igal pool rääkinud, et just see läbinähtavus selle organisatsiooni tegevuses ja see, ütleme, niisugune hea kulg sellel kogu organisatsioonil on sinu nagu südameasi, et mis see suund täna on ja kas sa näed, et me liigume nagu õiges suunas? Ma loodan, et me liigume õigus suunas, eks nii palju kui inimesi on erinevaid nägemusi, on ju nii-öelda free country, et igal ühel on õigus oma arvamusele, aga ma arvan, et me liigume paremas suunas kindlasti ja minu üks nagu kõige suurem suund või nägemus on ikkagi see, et me oleme üks väike kogukond siin Eestis, et me oleme nagu omavahel öeldes ikkagi nissisport, on ju. Me ei ole olümpiala ja me ei ole nagu riigi silmis selles mõttes suure tarbijaskonnaga või sportlaskonnaga ala, on ju. Et ilmselgelt me ei saa vastu jalgpallile kergejõustikust aga vaadates ometi seda, kui kallis see spordiala tegelikult me on ja see üks asi on kallis ja teine see ajamahukas, siis ma arvan, et meie see kogukond on ikkagi väga suur. Inimesed, kes käivad võistlustel, ma arvan, et meie krossi võistluste pealtvaatajate skond on kordades suurem kui kuskil suusatamise Eesti meistrivõistlustel. No isegi kui sa siin ennem ütlesid ka see võib-olla 2000 Kosel ja Pärnus peaaegu 4000, et ma tean oma taustast ja kogemust öelda Eesti, ütleme, kui võtame jalgpalli, siis klubi hooaja jalgpalli publiku rekord tavaliselt hooaja kõige kõvemal mängul mingi Flora Levadia derbi jääb kusagile 1600-1800 kanti ja keskmine on täna võib-olla kuskil seal 500-600. Ma arvan, et crossi keskmine tuleb ka sinna kuskil 600. Ma ütlen, et selles osas ei jää alla. Et me oleme väga täpselt ja mõtlengi, et vaadates seda ala väiksust, mis tegelikult meil on väga suur nagu fännibaas ja tegelikult me peame väga õnnelikud olema ja aitäh meie fännidele, kes käivad kohal ja kes nagu toetavad meie sõitjaid ja reaalselt siis nii-öelda panustavad oma pileti ostmiste ja fänniriiete, särkide, mütside, asjade kandmisega tegelikult meie sellesse kogukonda ehk et siis meie sportindustrisse, mille läbi siis motopoed saavad sõitjaid toetada, ma ei tea, Husqvarna Sind või Yamaha Kullast, et see kõik on tegelikult omavahel lingitud ja seotud, see ei ole üldse nagu väga vähe, nagu me ei saa seda alahinnata tegelikult, et tsiklite ostmine asjad, et mida rohkem hobimehed ostavad tsiklit, seda rohkem me saame meie tulevikusstaare ja atleete toetada. Aga et minu nagu kõige suurem nägemus ongi see, et see kogukond oleks nagu ühtne, me liiguksime ühe asja nimel, mis oli ka näiteks see, et me see aasta suutsime teha lõpuks nagu lepingu ehki ja siis nagu alternatiivsarjadega. Ja see oli üks teema, milleni ma tahtsin jõuda ka. Et me peame olema nii väikene riik, nii väikene ala, et me peame suutma teha koostööd ja tuua noori spordi juurde ja läbinähtavus. 2017 äkki oli EMF-i aastakonverents,
ja noh, klubid olid kohal ja aasta aruande kinnitamine ja asjad ja Viljandi klubi esindajana ma küsisin siis nagu tollel hetkeks nõukogus siis ja juhatusest, et Rauno Kais oli siis juhatuses on ehk peasekretär, et miks me ei võiks EMF-i luua nagu EMF on MTÜ on ju, mittetulundusorganisatsioon, et miks me ei võiks teha revisjonikomisjoni. Lihtsalt nagu infoks, ma ei tea, kui palju te teate või mitte, revisjonikomisjon on siis niisugune nii-öelda nagu järelevalvekomisjon, kes vaatab siis nagu ikkede rahade liikumist ja asju, et kõik oleks nagu puhas, aus. Üsna tihti on meil niisugust juttu, et noh, kus see raha läheb ja sellele osteti seda ja sellele osteti seda, et noh, niisugust nagu hästi palju niisugust nagu ilma igasuguse põhjenduseta kriitikat. No see on see läbinähtavuse tekitamine ka. Ja siis mõtlesin, et miks me võiks sellist asja teha, et ma olen nagu erinevate jahiorganisatsioonide liige, meil on seal ühes jahiorganisatsioonis on 50 liiget näiteks on ju, ja meil on revisjonikomisjon, kus on seal nagu numbrid on, noh, ma ei tea, aasta käive meie selles MTÜs on seal, ma ei tea, 12 000 eurot ja meil on revisjonikomisjon. Kellelgi ei ole mingeid küsimusi. Täpselt. Ja ka meil on nüüd organisatsioon, kus meil on nagu põhimõtteliselt üle 1000 liikme, et moodustame revisjonikomisjoni. Aga kahjuks nagu oli väga leige vastuvõtt klubidelt. Kellegi nagu huvi sellel ei olnud. Ja kui ma sain nõukogusse, ma tegin selle uuesti nagu tõin üles selle, et moodustame selle, aga noh, ei ole olnud nagu sellist nagu suurt vastuvõttu selle, seda tahetakse nagu teha. Ehk et ma ütlen, et läbinähtavus peab olema. Kui ei taheta revisjonikomisjoni, siis tänan ka veel muid võimalusi, kuidas nagu seda läbinähtavust tuua. Muidugi iseenesest igal klubi esindajal täna on õigus pöörduda EMF-i juhatuse poole ja küsida nagu ka nagu tagasisidet. Et see, et ongi nagu jube kurb, et hästi palju räägitakse, et seda tehakse nii ja või seda makstakse, kus see raha kaob. Noh, kahjuks on niisugust jutud. Siis tegelikult selle vastu on väga hea, igal klubi esimehel on alati õigus küsida. Mitte küll sportlasel, aga tegelikult on õigus, sest et mis on EMF? Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon on vabatahtlikkuse alusel olev klubide ühendus. Ehk et 101 aastat tagasi moodustati EMF nagu siis nii-öelda aktivistide poolt, mis kasvas välja klubiliseks tegevuseks ja kui ta uuesti taas loodi nii-öelda 93 vist oli see taas kinnitamine FIM-is on ju, kus siis oli äkki Uus-Meremaal oli see kongress, kus siis Eesti võeti taas nagu FIM-i liikmeks, siis tegelikult see ongi, aga meie põhirigi ütleb ka klubide organisatsioon, klubiline tegevus, vabatahtlikkuse alusel. Ehk et tegelikult on õigus igal klubi juhil alati küsida selgitusi kontori käest, ehk et vältida igasuguseid nagu kuulujutte või mingeid lolle jutte, siis tegelikult on küsime, räägime, suhtleme, see ongi see avatud kommunikatsioon ja see on üks asi, miks ma nagu ka ma näen, et ega sa ise olles jalgpallis, väga paljus alaliitus on just sellised mingid rahaküsimused ja asjad on ja need pinged, et me ei ole ainukesed. Et ma arvan, et meie olukord täna Eestis on ikkagi väga hea, kui suheldes EOK-ga ja Kultuuriministeeriumiga, me oleme tegelikult väga heas nagu nimekirjas ja tegelikult meid kiidetakse selle eest, et me saame väga hästi oma asjadega hakkama. Aga kindlasti jah, minu nagu see visioon, et kui ma peaksin uuesti kandideerima, siis kindlasti läbinähtavuse suurendamine, noorte juurde toomine ja maailmas meie koha nagu kinnistamine, tutvustamine. Ehk et nüüd ma olingi seal Norras siis nii-öelda Eesti Föderatsioon, siis Eesti alaliit siis kinnitati nagu ametlikult lõpuks siis 5 aasta möödudes, me olime nagu ukse taga, pendeldasime ühe jalaga sees, siis nüüd kinnitati, et jah, Eesti, te olete Skandinaavias koos meiega nüüd, koos Soome, Rootsi, Norra ja Taaniga. Täna on EMF-i peasekretäri tool tegelikult nii-öelda tühi ja konkurss on avatud. Siis tänaseks endine peasekretär Rauno Kais astus tagasi või astus eemale nii-öelda praegu. Kuidas sa näed, milline see inimene, kes peasekretäriks peaks tulema, kes võib olla meie vaatajate hulgas samamoodi, peaks olema? Kindlasti peab olema passion nii-öelda või nagu armastama seda ala. Et nagu me oleme näinud seda nagu mitte ainult nagu motospordis, vaid mujal aladel ka, et kui tuleb inimene, kas ta on mingi finantsjuht, keskastme juht või nagu hea juhi omadustega, aga tal selle alaga nagu puudub igasugune link ja nagu seos selle alaga, siis tegelikult väga kaua nad seal vastu ei pea, et see motosport on nii spetsiifiline, sa tead seda, me oleme selles üles kasvanud, on ju, sinu isa on sõitnud, sinul on isa sõitnud, on ju, me oleme sõitnud ise, me teame seda, see on nii spetsiifiline, nii nagu tegelikult nagu niisugune inside maailm. Peab sul veres olema. Kui sul seda veres ei ole ja kui sa sellest aru ei saa ja sa nagu sind väga ei huvita see, vaid sa teed seda tööd sellepärast, et oma palk kätte saada ja CV-sse mingi panna, et ma olen olnud motoföderatsiooni juht, siis ilmselgelt sa nagu selle asjaga hakkama ei saa. Sul peab olema punkt 1 armastus või see, nagu see passion selle ala vastu ja kes oleks hea juht, siis kindlasti juhi kogemustega, kelle sõna nagu maksab ja kes õigel hetkel suudab ka öelda koosolekutel või komisjonide juures öelda, et nii, nüüd on nii, teeme nii. Otsustavust. Mingil hetkel juht peab julgema otsustada. Jah, et tuleb vaja lihtsalt kas see otsus on halb või hea, aga otsus on vaja teha, et see kus nagu venitada kummi, et oodata, mis saab, et ära on vaja otsustada ja asi on ära teha. Vastutada ja otsustada selles mõttes. Et see inimene peab olema armastama meie ala ja suutma teha otsuseid.
aga ütleme nüüd rääkides sellest, ütleme nõukogu on ju, et te loote mingeid suhteid, rahastuse sidemed on ju, ja siis sinna juurde tegelikult võib linkida kohe selle, mis me oleme ka Martiga siin saates palju arutanud, see pildis olemine, ütleme peavoolumeedia on ju, et tihtipeale meie mingisugused Krossi uudised, mis ületavad uudisekünnised, on kas mingid vigastused või mingisugused pahad teod, mille negatiivsed teemad pigem. Et kuidas me üldse suudame, juba rääkisime sellest ka, et sport on nii väike, et kuidas me liigume sinna, meil on sidemed ja rahastus, kas või riigi tasandil meil suunatakse rohkem raha, on ju. Kuidas me jõuame sinna poole liikuda nagu, et see reaalselt oleks võimalik üks hetk? Ma võin kohe seda öelda, et ma arvan, et mitte kunagi pole olnud nagu EOK olümpiakomitee poolne toetus EMF-ile nii suur, kui ta on olnud viimased 2 aastat. Ehk et aitäh nagu olümpiakomiteele Urmas Sõõrumaale, et ja Eesti Motospordiliit või Motospordi Föderatsioon on siis nii-öelda 5 ala hulgas, kes on siis olümpiakomitee rahastuse plaanis mitte olümpiaalana. Ehk et seal on number 1 on muidugi olümpiaalad ja siis on 5 alaliitu, kes on veel selles rahastuse plaanis ja see nii-öelda motoliit on siis üks neist. Et ma jään vastuse võrgu, kes need teised 4 on, mitte olümpiaalad siis. Et see näitab seda, et me teeme midagi hästi, meil on head tulemused, meie sportlased teevad hästi, et selle koha pealt ma võin öelda, et see nagu on läinud paremaks, riigipoolne tugi. Okei, jah, meil nagu ma ei saa öelda, et näiteks kõik, mis puudutab nüüd Kultuurkapitali ja Kultuuriministeeriumi, siis mina igapäevaselt nende rahade taotlusega ei tegele, see on nagu kontoritöö. Ma võin siin jääda vastuseid võlgu ja võib-olla midagi valesti öelda, ma väga pikalt sellel ei peatuks, aga need on alati nagu seotud nagu projektide põhiselt taotlustega ja neil alati on õigus nagu riigi poolt neid taotlusi üles öelda või neid summasid vähendada, aga ma tean seda, et kontor aktiivselt neid nii-öelda taotlusi teeb ja toetusi küsib nii erinevatele koondistele, kas noortele või mäkketõusule või supermotole või speedway'le, et kes kus käivad, et selles mõttes kontor kindlasti ei maga ja seda tööd tehakse ja raha riigi käest küsitakse nii palju kui võimalik, aga mida rohkem ja mida suurem on meie kogukond, siis kindlasti seda tugevamaks kasvab ka meie nii-öelda see sõna seal selles nagu riigi silmis. Aga üks, mis on ka väga tähtis, on see, et ka meie klubid ja meie sportlased peavad olema ise ka eeskujulikud. Et kui on ikkagi vaja nagu aasta aruandeid esitada spordiklubidel, siis asjad on ära esitada. Kui meil nagu 80 klubist jätab aasta aruande näiteks 40 tükki esitamata, see riik ütleb, kuulge mehed, aga mis teil selle alaliidus toimub, miks nad ei esitanud? Et praegu me oleme nagu väga tublid selle koha pealt, et me oleme pigem kiita saanud, et võib-olla see puudujääk on 10% klubis ei esita õigeks ajaks. Aga need on sellised väiksed nüansid, et mille peale võib-olla fänn või inimene ei oskagi mõelda või ega mõni klubijuhtki ei oska mõelda, aga kui me õigel ajal oma asjad ära teeme riigi silmis, siis me oleme palju tugevamas pildis riigi silmis ja palju tugevamad partnerid kui see, kui me jätame oma asju tegemata või me üldse ei esita nagu nii-öelda spordirajatiste aruandeid, aasta aruandeid ja nii edasi, spordis olles sa tead seda. Need on kõik nagu tähtsad. See korrektsuse loomine, et see ala on nagu tõsiselt võetav, sama tõsine kui on see pingutus, mida sportlased rajal teevad, peavad olema kogu see kommuun ja see professionaalne organisatsioon. Kõik hakkab pihta selles suhtes nii-öelda nii-öelda alt üles ja ülevalt alla, et mõlemalt poolt peab olema see asi nagu kõik, kes nagu seda oma tööd teevad, sõitja, klubi, EMF, sekretär, ma ei tea, treener, kõik peavad olema nii-öelda tasemel ja treener, kes tahab ikkagi trenne läbi viia, peaks tegema omal treeneri paberid, et pärast ei oleks kellelgi midagi öelda. Kõik sellised asjad, et kui me igaüks anname endast nagu maksimumi, siis meie ala nagu kasvab ka. Mul meeldib nagu öelda seda hirmsasti, kuna ajalugu meeldib, ma palju jälgin ajalugu, siis nagu see ütles Kennedy, et ära küsi, mida saab riik teha sinu jaoks. Et küsi, mida sina saad teha riigi jaoks. Ehk et tegelikult see kehtib igal pool. Ta kehtib ettevõttes, see kehtib MTÜs, see kehtib alaliidus, see kehtib riigi puhul ja kõik. Ehk siis täna kõige suurem väljakutse tegelikult ongi selline ühtsuse loomine kogu selle kogukonna ja siis ütleme ühise eesmärgi nimel pingutamise. See on minu nagu prioriteet ja võib-olla järgmine aasta peaks olema vist nõukogu valimised. Ma täna julgen öelda, et ma osaleks veel valimistel ja kui ma osutun valituks, siis kindlasti ja üks sõnum on see, just see ühtsuse loomine, koos tegemine ja selle nii-öelda marketi kuulamine ja ikkagi nagu et see alati ei saa teha muidugi, kõik ei lähe alati nii, nagu me tahame ja kõik ei ole alati kõigega nõus, aga vähemalt ikkagi nii palju kui võimalik siis üksteist kuulata, arvestada sõitjaid, fänne ja kogu seda meie skenet, et ja viia see läbi nähtavalt järjest nagu edasi ja üks päev tuua ka Eestisse MM-etapp. No jah, seal jääb alati see noot juurde, et juhina mingil määral sa pead ka suutma otsustada, et sa ei saa alati kõigiga teha otsustada, kõik rahul on. Aga jah, et see, nagu sa rääkisid, siis see on ikkagi oluline pool, et seda kuulamist ja suhtlemist ja seda kõike teha.
kuule, aga meil olid ka fänniküsimused mõned, mis me sult ära küsime, sest me loosime välja selle sama särgi, mis sul seljas on või õigemini kui inimene, kes võitjaks osutub, tal on võimalus valida ka endale supermoto või quadide koondise fännisärk. Ma segan vahele, mul on veel tegelikult üks auhind Parts Europe'i poolt, nokamüts ja krossi kindad ja õhuvärskendi 100% oma. Et minu selle loosime siis kõigi saate vaatajate vahel veel eraldi välja. Ja. Aga küsimused, mis meie fännid veel näiteks sult tahtsid küsida, just mida me korraks ka mainisime, et kas on võimalik, et MM-etapp jõuab kunagi Eestisse? Ja kindlasti on võimalik. Kui me olime, pigem see on nagu, meil on olemas know-how, meil on olemas rajad, kus seda teha saaks. Küsimus on see, et kas riik tuleb taha. Kui me vaatame enamus riikide, kui me täna Lätid asjad, riik maksab selle osalust etapi maksu siis kinni sellele promootorile ehk siis Infrondile täna. Et kui riik tuleb taha, siis on see kindlasti võimalik, aga kuna see riik taha tuleb, kui ma olin viimati koos EMF-i galal ja ma rääkisin endise kultuuriministri härra Terikuga, siis ma küsisin, siis ta ütles mulle laua taga, et kõik on võimalik, tule ja räägime. Täna teda enam ametis pole, täna on uus kultuuriminister, aga kindlasti eks see viibki selle, et on vaja suhelda, käia ja näidata, et meie ala on nagu seda asja väärt ja siis see üks päev tuleb ka. Muud alad on näidanud, Rally Estonia, nüüd tuleb meil VTA turniir, kõik on võimalik. No, Martin, lobitöö on väga suur. Et õige hetk, õige võimalus, sina oleksid see mees, kes korraldab Eestis MM-etappi, kui kõik asjad kokku jooksevad. Kui ma vaatan täna oma seda CV-d, mis ma olen motospordis teinud, siis ütleme niimoodi, et nagu Eesti motospordis see oleks mul nagu puudu, seda ma tahaks teha. Võtame järgmise. Kes oleks sinu arvates eestlastest potentsiaalselt kõige parem superkrossi sõitja? Väga selline subjektiivne küsimus. Jube raske küsimus, aga kui ma nagu vastaks nagu detailide põhjal, ilmselt peab olema noor, ta peab olema õpivõimeline ja kui ma vaatan, meil oli sügisel või kevadel olid superkrossi Euroopa meistrivõistlused, see ainukene Eesti noor põhimõtteliselt, kes starti läks, oli Sebastian Leok, kes tuli Euroopa meistriks vist, kui ma ei eksi. Ehk et siis, kui ma nagu faktide põhjale toetun, siis ütlen, et Sebastian Leok. Aga kui sa nagu niimoodi küsid, siis ega ma ei oskagi sulle öelda, võib-olla Lukas Leok, sest ilmselgelt me täna nagu Erkist või Harrist või JMT-st enam superkrossi sõitjat ei tee. Et see on see, mis neid radu, kus... Täpselt, et see hakkab, kui me vaatame Ameerikas, kuidas see pihta hakkab, need lapsed hakkavad neid radu sõitma, neil on need nii-öelda igas mingis regioonis seal tehaste nii-öelda selle factory juures on kogu aeg need testirajad, asjad, nad on selles pildis kogu aeg, nende treeneritel on need rajad nagu Aldonil või Jeff Stantonil või neid treenerid on sulle palju, kes teavad. Tiiganil oli hoovis juba 50 ajal superkrossi rada ja lükati niimoodi, et iga klass, kui ta edasi liikus, läks 65 peale, isa lükkas kopaga natuke nukke suuremaks, kui niimoodi kasvad, siis pole ime. Et see pigem tuleb kaasa sellest sõitja, noor sõitja peab enda jaoks valiku tegema, et ta seda teha tahab ja siis ta tuleb, et raske on seda nime öelda. Sinna otsa sobib veel järgmine küsimus, et kas Eestis võib oodata midagi superkrossi või staadioni krossi laadset kuskile areenile tehisrada? No nüüd aprillis oli Sõmerpalu hallis oli. Kui me räägime, ütleme, me teame jah, et seal Sõmerpalus oli ja kui me räägiksime nagu suuremast showst ja võib-olla välistaadioni krossist, kas sa näed, kas selline meil ei ole suurt sisestaadionit, kus seda teha. Saku suurhalli me ei mahuta aga väljas mõni areen. Aga väljas, mis meil oli Toomas Terisaga plaan, hea sõbraga, oli meil plaan 10 aastat tagasi teha Kalevi staadionil superkrossi võistlus. Olid sellised nagu EAS-i programmid, kus sai nagu suure ürituste jaoks raha taodelda. Me osalisime seal, see läks meil maksma äkki kõik kokku äkki 6000 eurot või, see projekti kokku kirjutamine ja kõik need asjad, et põhimõtteliselt me hävisime selle raha, me ei saanud seda toetust, aga me vähemalt üritasime sinna nagu teha siis nagu siukse suure rahvusvahelise superkrossi võistluse. Ehk et see on jälle kättevõtmise asi, aga ilmselgelt see on päris kulukas projekt, et selleks on vaja leida nagu riigipoolset tuge, et lihtsalt, et niisama ära teha, et lükkame mingid künkad kokku, toome sõitjad, sellel ei ole nagu mõte. Supercross, nagu me Ameerikas teame, on väga suur show ja see on ilmselt ala populariseerimisel tegelikult väga nagu hea. Siinkohal on oluline, tegelikult mina arvan, et siinkohal on oluline ka see, et see toimuks nagu Tallinnas. Et see ei saa olla kuskil ühes Eesti määres, et kui tuua just neid uusi inimesi, et see supercross nagu ütleme, toob seda uut fänni, siis ta peaks olema kuskil põhimõtteliselt kesklinnas. Nii, et põhimõtteliselt juhuslikul mööda minema on võimalus sisse astuda ja vaadata. Keerabki, näeb, et siin on veel puhtalt. Kalevi staadion oli väga hea koht, me käisime isegi vaatamas, me suhtlesime selle Kalevi, kes seda eest vedas tol hetkel, seda nime ei mäleta ja linnavalitsuse esindajad olid olemas ja meil plaan oli tõsine, meil olid kõik nagu kooskõlastused asjad olemas. Aga lihtsalt me ei saanud nagu toetust ja siis jäi see ära. Kõik asjad peavad õigesti kokku jooksma. Äkki üks hetk tuleb. Mõned riigid roteerivad oma sõitjaid klasside vahel, näiteks Belgia nüüd andiski teada, Jaago Keerts sõidab 4,5-ga ja USA siin samamoodi mõtles Barchat ja tahavad suruda ka 4,5 meest 2,5 peale.
kas sina näed, et see on nii-öelda õige teema või võiks olla keelatud ja iga sõitja peaks sõitma nii-öelda oma klassi? Ma arvan, et see ei tohiks olla keelatud, sest niigi tegelikult ju rahvuste krossil on keelatud 2 taktiga sõita, on ju. Et ma pigem arvan, et see klasside vahetamine, see, et kui sa seda MX2 maailmameistrit ei tohiks 4 poole peale panna või Openisse, see ei oleks õige. Ma arvan, pigem ikkagi see vabadus peab jääma nagu riikidele, tiimidel, et nad saavad oma sõiteid liigutada ühte või teise klassi või kas või nagu miks me ka eelmine aasta liigutasime Harri Kullase Openi ja Kepa panime MX1 just selle põhjus, et Harri füüsiline vorm oli tollel hetkel nagu parem kui Kepal. Et Kepa saaks nagu puhata, aga Harri füüsiline vorm oli parem, et Harri kannatab see 2 järjestikku sõitu nagu paremini välja. Ehk et see mängimisvõimalus peaks nagu jääma, et kui see nagu ära kaotatakse, siis me mängime liiga palju nagu juba kaarte kätte suurtele riikidele, ma ei tea, Prantsusmaale. Tegelikult on meil kõigil ju alati põnev vaadata, kui mõni võrrivend läheb suurt klassi sõitma, kuidas seal ikkagi hakkama saab. Vastupidi, kuidas hästi meeles on käigu vahetamine, et see on tegelikult äge. Ja viimane küsimus veel, et võib-olla kõige selline põnevam, et milline oleks sinu arvates läbi aegade kõige kõvem Eesti meeskond rahvuste krossil, kui valida endiste või praeguste tippvormis sõitjate vahel? Nii-öelda iga sõitja, tema prime time, ükskõik, sa võid võtta Aavo, Taneli, nende tippvorm, ka tänased sõitjad. Millise koondise sa kokku paneksid? Ma arvan, et Tanel kindlasti paneks MX1. Tema tippaeg ta oli füüsiliselt nii kõvas vormis, et ta tol hetkel tegi 2 sõitu ütti, ta ei saanud arugi, teda ei mõjutanud. Kui me mäletame 2008-2009 Tanel. Tema tippaeg siis ta 2005 tegelikult, 2005 ta Ernees oli sõitis 5. koha peal, lõpetas 5. Võtame, ta sõitis Pabaga koos, on ju, Purcellile võitis, ta oli Inglismaa, ma mäletan, ma ise vaatamas, kui ta viimase ringini võitles. Tanel MX1 sõltub, kus cross toimuks, on ju. Aga ütleme, et me läheme Red Paadi, siis Aavo ma paneksin Openisse. Aavo füüsiline, liiv, raske, lihtsalt minu enda tunnet. Aavo paneksin Openisse ja MX2 ma paneksin hea küsimus, Aigar Leoki, tema MX2 tippaeg. Sest et MX2 tema tippaeg, et ta, oleme ausad, ta on olnud ikkagi kõige kiirem MX2 sõita meil. Okei, Kepas, jah, kas... Harri MX2 aeg oli ka ikka Gariboldis väga tugev. Aiks oli päris palju poodiumeid, on ju. Kepa oli ka tegelikult liiva peal hea. Ütleme niimoodi, et Kepa või Aiksi paneksin MX2. Et siukene, ütleme niimoodi, et ühe jätaks varuks. No põnev. Väga äge. Aga rahvuste krossi tasub oodata, aasta suur sündmus ja ei aga see ei tähenda, et nagu Juss või Andres Kristiin või Valdur Karho või Jüri Ruul või et nad oleks nagu kehvemad. Seda on nii raske hinnata. Aga kui võtta nende nagu tippajastud, siis ilmselgelt nagu need 3 sõitjat võib-olla on olnud täna nagu kõige kõrgemas tipus. Tanel, Aigar, Aavo, Juss, et nad on kõige rohkem poodiumid. Seda teatava stabiilsusega seal püsinud. Täpselt, stabiilsus on, nad on poodiumid kõige rohkem toonud. Et ilmselt Juss on ka USA-s nagu väga häid tulemusi teinud, aga Euroopas tal võib-olla ei olnud nagu sellist pikka sellist stabiilsust, aga kindlasti ei saaks ka teda nagu koondist välja, et jube nagu hea integreeriv küsimus. Aga selliseid küsimusi ongi vaja, ütleme see 100 hetkes öeldud see, mis sa täna ütlesid välja, et seda ei tasu üldse nagu muretseda, et see tegelikult, et see on nagu lihtsalt põnevuse lisamiseks ja see oligi see, mis sul hetkel tuli, et sellist välja. Aga sel aastal, ütleme numbritest, kohtadest, selles mõttes eesmärkidest alati konkreetselt ei ole võib-olla hea rääkida või ei meeldi inimestele rääkida, aga Eesti koondise eesmärk Red Paadis koha mõttes? Number 1 eesmärk on, et me jõuame sinna, siklid oleks kõigil olemas. Number 2 eesmärk on finaali saada ja kui me finaalis oleme, siis pigem nagu kui poisid teevad ära kõik selle, mida nad on suutelised tegema. Eelmine aasta Itaalias ma poistele pühapäeva õhtu saatsin ühe videolingi, ma ei tea, kas Erki, kas Harri on sulle rääkinud või ole, ühesõnaga ma saatsin ühe videolingi poistele laupäeva õhtu enne võistlust, et üks film, see On Any Sunday või see Any Given Sunday Al Pacinoga. See Al Pacino ütleb seal ka, et kui igaüks meist annab nagu kas või 1/1000, 1/100, kui me võitleme iga intsi eest, ja me ei anna alla ja me lähme lõpuni välja iga intsi eest nagu veri ninast väljas, et siis me saavutame oma parima. Isegi kui me nagu ei võida seda mängu, siis me oleme teinud oma parima ja me teame, et me oleme võitnud. Ja sellega võid rahul olla, kui sa omast endast kõik anda. Et kui poisid suudavad nagu kõik anda, et keegi ei peaks nagu maha keerama mingi tehniliste vigade tõttu, kui kellelgi nagu lihtsalt, et ei ole nagu, et mul täna ei sobi, või kui kõik on ikka nagu südamega asja juures ja annavad oma nagu maksimum iga intsi, siis vahet pole, mis koht meil on. Siis see on nagu kõige tähtsam. Et ma rahulolu tunne oleks pärast sees. Et poisid on rahul ja kõik fännid on rahul, et ei jääks nagu õhku mingid sellised aga kui või mis või nagu. No see top 10 ilmselt on nagu nii, ütleme Eestis top 10 võiks olla. Pea eesmärk on ju, et kui üldse numbritest. Me oleme top 10 olnud, ma võin eksida, aga
kas äkki 2003. aastast või midagi sellist olema top 10-s, me pole top 10-st välja kukkunud. Ja 2 korda 4 on meie parim saavutus. 3 korda 4. Nüüd juba 3 korda. Ja siis me ju esimene kord, kui oli Liiropis, kui oli Kalevi Kurg tiimimänedžer, siis neil oli tegelikult vist 1 punktiga jäid ilma. Ja seal oli vist Eva Ain, kas Aigar viimane ring. Juss vist katkestas mingi asja tõttu või? Minu teada oli seal sidur. Tanelil läks sidur, ta oli kogu aeg, ta oli nagu eespool sellest Tailast on ja nendest on. Ja siis ta lõpus tal see Suzuki sidur andis nagu otsad ja ta hakkas sidur libisema ja ta pidi 2 sõitjat mööda laskma niimoodi, et Lõuna-Aafrika tuli 3. See oli väga napika, seda ma mäletan. Ja Juss vist katkestas mingi tehnilise viperuse tõttu, et kui oleks nagu, et kas Tanelil poleks sidur läinud või Juss oleks saanud lõpuni sõita, siis me oleks olnud 3. Siis teine 4. koht olime me Ernees 2016, kui Lauri Roosijärg juhtis tiimi. Siis nad olid ka 4. läks minu arust nagu, täpselt see oligi nagu too hetk, kus mind ennast seal ei olnud, aga telekast vaadates ja nagu Taneliga rääkides, siis kõik poisid suutsid teha oma maksimumi. Kõik andsid nii palju, kui neil anda oli. Teised tiimid, kes seal failis, kellel läks midagi katki, kes kukkusid ja me saimegi nagu 4. Ja 3. korda olime me 4. seal Assenis 2019 äkki või, kui oli, ma ei tea, Priit Rätsep, Tanel Jook ja Harri Kullas. Et siis samamoodi, kõik poisid suutsid oma maksimumi liivas anda, teised kukkusid, kes seal midagi tehniliste asjadega juhtus. Mingil määral see mingi ilm võib-olla natuke Eesti koondis ikka on vaja suured riigid on ikkagi. Ehk et tegelikult see Eesti koondisel see poodium ei ole üldse enam nii kaugel, ma arvan, et see on võimalik, kui kõik langeb kokku, poisid teevad oma parima tulemuse ja kui me vaatame meie peale tulevaid noori, siis ma arvan, et meil on võimalus nagu edasi liikuda, et see, mis Lukas Liok täna teeb, see on nagu väga suur asi, aga ärme ainult räägi Lukasest, meil on siin Tristan Mardo, siin MM-il 10. sõita nagu emaga 2 järelkäruga lähevad loketisse, ema aitab bensiini valada, ketti puhastada, nagu täiesti impress, nagu siuke nagu passion. Või võtame Gregor Kuusk, meil on need kiireid noori sõitajaid palju, kes peale tulevad. Kui neil nagu see tuhm maha ei läheks ja raha ära ei kaoks, et kui nad saaks edasi teha ja kui nad saaks professionaalset abi, mida täna EMF-i tulles ma tõin ka Taneli nagu EMF-i nagu noorte ja siukse nagu atleetspordi peale, et ta aitaks noori ja annaks nagu infot, et noored kuulake rohkem Tanelit, käige tema trennides. Ta on selle kõik asja läbi teinud, tal on nii palju infot, et ei ole mõtet jalgrattast ise leiutada. Ja et kui need asjad õieti teha, siis meil on iga külgselt on võimalik jõuda sinna tipu poole ja üks päev olla ka nii-öelda poodiumil ja võib-olla miks mitte ka keegi meist toob selle maailmameistri tiitli Eestisse ära. Selles mõttes see ongi selline mõnus jätkusuutlik ahel, mida tuleb ära kasutada. Tanel jagab oma know-how'd, nagu me täna teame. Gregor Kuusel, poistel, kõikidel on meie endised nii-öelda tippsõitjad, on treenerid. Ja see on väga hea, vaata, nüüd meil ongi, ma ütlen, et see uus meie põlvkond nagu mina alustasin teist nagu 10 aastat enne, me oleme 90-ndate generatsioon, siis on Leokid, Juss, Ets. Teie olete nii-öelda 2000-ndate generatsioon, et meie aeg ongi nüüd see asi nagu üles ehitada. Et täpselt meie ealised see nii-öelda see 90-ndad kuni 2010, see aeg, et meie aeg on nagu võtta see täpselt need treeneritööd, need korraldused üle võtta, mitte et ma ütlen jõuga, aga ilmselgelt see meie isad ja meie need klubi endised juhid hakkavad ka vanaks ja nad hakkavad väsima. Sport on edasi läinud ja nüüd tuleb neil on vaja ka nagu abi, vaata, et nad on, ma arvan, hea meelega nõus võtma kedagi appi, et lähme ise julgelt teeme, aitame kaasa, räägime, aitame kaasa EMF-iga, võistlustega, kõigega, treeneritööga, sportlastega ja koos kõik ise me suudamegi selle meie ala nagu edasi arendada, edasi viia ja miks mitte ka tuua tiitleid Eestisse. Täpselt nii. Kuulge, aga sellega on paras, ma arvan, tänane saade lõpetada, et Rahvuste Kross on 2 kuu kaugusel, jääme seda ootama, aga vahepeal toimub kindlasti veel palju muid põnevaid võistlusi, üritusi ja meie toome teieni uusi põnevaid saateid. Aitäh, et olite jälle meiega, aitäh, et kuulasite. Järgmise korrani. Aitäh kõigile.